Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame 12. novembri infotunniga ja head kolleegid, nii nagu meil kombeks, teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 11 Riigikogu liiget, puudub 90. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ja kaitseminister Hanno Pevkur. Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks on aega 3 minutit ja registreerunud küsija saab võimaluse üheks täpsustavaks küsimuseks. Lisaks saab selle konkreetse küsimuse raames üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja kokku meil on 11 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on absoluutne vaesus ja töötukassa tegevus. Helmen Kütt, palun. Täna austatud eesistuja, lugupeetud peaminister. Oleme vähemalt 3 korral infotunnis rääkinud toimetulekutoetuse ja absoluutse vaesuse teemadel. Ja te olete tõepoolest sõnades minuga sama meelt, et aidata tuleb neid, kes kõige raskemas seisus. Nii te olete väitnud. Teod aga valitsuse poolt seda ei toeta. Miks ma seda väidan? Statistikaameti andmetel elas 2024. aastal suhtelises vaesuses 19,4% ja absoluutses vaesuses 3,3% Eesti elanikkonnast. Ja võrreldes 2023. aastaga suurenes absoluutse vaesuses elavate inimeste osakaal 0,6% punkti. Ja nüüd võib-olla selgituseks ka neile, kes jälgivad ja neile, kes võib-olla ei oma seda täpset infot, mida see absoluutse vaesuse määr siis endast tähendab või sisaldab, et absoluutse vaesuse määr näitab, kui suur osa elanikkonnast ei ole võimeline end ära elatama. Nimelt inimeste leibkonna koosseisu arvestatav kuu sissetulek oli 2024. aastal väiksem kui 346 eurot ehk madalam kui arvestuslik elatismiinimum. Ja mullu koges absoluutset vaesust ligi 44 400 inimest ehk 8000 inimest rohkem kui aasta varem. Nüüd toimetulekutoetus on väga suuresti sihitatud toetus. Ei ole personaalsemat toetust. See peaks sobima Eesti 200-le, personaalriigi mõistes, et täpselt sihitatud toetus neile, kui ka Reformierakonnale, kes ütleb, et aidata tuleb kõige raskemas seisus olevaid inimesi. Toimetulekutoetus seda on. Täna on toimetuleku piir 200 eurot, uuest aastast tõuseb see 220-le. Aga nagu te mäletate ja te kindlasti teate seda, siis absoluutse vaesuse määr, mis on ka elatusmiinimum, on 346 eurot kuus. Miks ei olnud võimalik eelarve menetluses toimetulekutoetuse piiri 20 euro asemele tõsta rohkem, et see vähegi jõuaks sinna, kus tegelikult inimeste toimetulek just neile, kes kvalifitseeruvad toimetulekutoetuse saajateks, oleks paremini tagatud? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun. Ja aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea küsija, head Riigikogu liikmed. Tõepoolest, teil on õigus, me oleme korduvalt siin seda arutanud ja nagu te ka küsimuses ütlete, me ei ole isegi kuidagi kontseptuaalselt eri meelel. Mina arvan samamoodi, et eeskätt tuleb aidata neid, kes abi vajavad ja rohkem abi peabki olema suunatud just neile, kes abi vajavad. Mulle tundub, et kontseptuaalselt me ei ole eri meelel. Lahenduste osas võib-olla meil on veidi erinevad sellised kontseptuaalsed lähendusi, et mina arvan, et majanduskasv, areng, lisanduvad kõrgepalgalised töökohad on lahendus tegelikult ka ühiskonna tervikuna arengule ja ka tööpuuduse ja ilmajäetuse vähenemisele. Teie võib-olla vaade pigem, kui ma tohin tõlgendada, aga te saate ise alati parandada, on pigem toetustele suunatud, et toetused lahendavad rohkem kui majanduskasv ja
ja uute kõrge lisandväärtustega töökohtade tekke. Et selles meie vaated võib-olla veidi erinevad ja minu meelest see on täiesti aktsepteeritav. Mina olen liberaal, teie sotsiaaldemokraat, et see ongi täitsa mõistlik. Ja nüüd veidi numbritest, et jah, et on nii häid kui halbu uudiseid, et tõepoolest halb on see, et absoluutne vaesus on kasvanud ja ta tegelikult, kui numbreid vaadata, siis erinevatel aastatel absoluutne vaesus on olnud ka veidi kõrgem 22. aastal, 24. ja kui kerida üldse ajas tagasi, siis pikem aegrida, mis Eestis algab 97. aastast, tollal oli, vaatan joonist, oli absoluutne vaesus ligi 30%, nii et oluliselt oleme viimase 27 aasta jooksul absoluutset vaesust ligi 400 000 võrra vähendanud inimese võrra. Nii et see on pigem trendina on ta hea, kõikumisena üles-alla kindlasti ei ole nii hea. Mis on muutunud positiivsemaks, on suhteline vaesus ehk siis nii-öelda ebavõrdsuse näitaja on paremaks muutunud. See on nüüd viimase 12 aasta kõige madalam, on suhteline vaesus ja selle taust on eeskätt vanemaealiste olukorra selge paranemine, et see on oluliselt madalam kui paljude varasemate perioodide ajal. Nüüd toimetuleku toetuse juurde tulles, et me oleme ka varem arutanud ja tollal oli juttu ja nagu lubatud, toimetuleku toetus kasvab. Iga toetuse puhul, iga kasvu puhul, loomulikult see piir on tegelikult ikkagi valdavalt seal, kus on eelarvevõimed, et see toimetuleku toetus, nagu te ütlete, peabki olema suunatud just neile, kes enim abi vajavad ja õnneks meil on võimalus seda toetust veidi ka kasvatada. Aitäh! Suur tänu, Helmen Kütt. Teil on täpsustav küsimus, palun. Suur aitäh, austatud peaminister, vastuse eest. Ma muidugi juhin tähelepanu seda, et üle Eesti on see väga erinev. Suhteline vaesus näiteks Viljandis on üks Eesti kõrgemaid, kui te tõite suhtelise vaesuse. Mina keskendusin, nii nagu ka küsimus oli formuleeritud, absoluutsele vaesusele ja see on fakt, et 8000 perekonda, leibkonda on juurde tulnud. Nüüd teine küsimus, mis puudutab siis Töötukassas toimuvat. Saime lugeda, et plaan on kaotada 6000 eurot starditoetus. Ja tegelikult on juba 1. jaanuarist 2026 kaob ära ka töötutoetus neile, kes näiteks on lõpetanud gümnaasiumi, aga ei ole kõrgkooli sisse saanud, sooviksid aasta õppida, nad said enne Töötukassasse arvele, saavad seda ka jätkuvalt, saavad küll haigekassa kindlustuse ja kõik tööturuteenused, aga seda töötutoetust, väikest taskuraha, väikest raha, mille eest kas või hügieenitarbeid või midagi muretseda, mitte perele kaela jääda, seda nad enam ei saa. See muudatus on päris suur. Samas, noor inimene, kes läheb Töötukassasse arvele ja saaks koolituste abil näiteks oma ettevõtlust alustada, nüüd ei saa ka stardiraha 6000 eurot. Et see toimetuleku toetuse saajate arvu, ja see on Sotsiaalministeeriumi prognoos, mida ma teile loen. Sotsiaalministeerium on prognoosinud, et töötutoetuse kaotamisega suureneb toimetuleku toetuse saajate arv umbes 700 leibkonna võrra. 700 leibkonda lisandub juurde absoluutses vaesuses olevatele inimestele. Nii, ja osad nendest ei kvalifitseeru, kellel vanematel näiteks on kas alampalk või siis 1000 eurot palka, need pered ei kvalifitseeru toimetuleku toetuse saajakski ja selgelt on nad absoluutses vaesuses elavad pered. Et miks selline muudatus Töötukassal plaan on, mida sellega kokku hoitakse ja miks me seda ettevõtlust selle läbi pärsime, mis jälle peaks sobima maailmavaateliselt täna valitsuses olevatele erakondadele? Aitäh! Jaa, aitäh! Taaskord väga hea küsimus, et ma tulen tagasi eelmise küsimuse juurde veidi, et eks seal ongi nagu võib-olla veidi selline kontseptuaalne küsimus, et mida me siis usume või mida me teame, mis aitab inimestel paremini hakkama saada, et minu veendumused ja ma olen kindel, et inimestel võib ka teistsugused veendumusi olla, on pigem see, et kui inimene vajab tõesti abi, selleks see turvavõrk peab olema, aga üldjoontes inimväärikust, inimest ennast ja tema loovust ja võimalusi austab paremini see, kui ta saab endale võimetekohase töö, saab toimetada. Nii et sellele ka need reformid on suunatud ja kui ma ka eelmises punktis rääkisin, ma rääkisin nii suhtelisest kui absoluutsest vaesusest, et ma ei jätnud kumbagi tähelepanuta. Ja toimetuleku toetuse tõus on ka samamoodi fakt. Nüüd, mis puudutab Töötukassat, Töötukassa reformide eesmärk ongi, nagu ma kirjeldasin,
Töötukassa strateegia on eeskätt just suunatud sellele, et noorte töötust vähendada, tööturul tõrjutute IKT-oskuste arendamine ja koos tööandjatega inimeste kiiremini tööle aitamisele. Sellepärast neid muutusi seal tehakse, reforme, ja selle tulemus peab siis olema see, et inimesed saavad kiiremini tööjõuturule tagasi, nad saavad paremad võimalused ja need grupid, kes on võib-olla rohkem löögi all, siis saavad endale inimväärse töö ja saavad enda võimed realiseerida, iseenda saatuse peremehed olla. Nii et selles meie kontsept võib-olla veidi läheb lahku, et teie võib-olla hoiak on pigem, et neid toetusi tuleks rohkem jagada, minu hoiak on, et pigem tuleks inimestele anda võimalus. See on see õng ja kala loogika, kui tohib nii võrrelda. Ja kui vaadata nüüd, et see informatsioon, mis mul on, ja veel kord, ega Töötukassa on ju asutus, kus on kõik tööturu osapooled esindatud, saab sealtki küsida, et mis see nende otsuste põhjus on. Ma eeldan, et seal on isegi ametiühingud sees vast. Et ma vaatan, et sedasama ettevõtluse toetust või ettevõtluse alustamise toetust sai igal aastal vaid 450–500 inimest. 450–500 inimest on ainult 0,5–1% kõigist Töötukassas arvele tulnud töötutest. Ja samas selle jagamine oli kaunis ressursimahukas. Iga 6000 eurose toetuse jagamiseks kulus lisaks 900 eurot tööjõukulu, ehk siis 15% tegelikult kulus selle toetuse jagamiseks. Ja siis see tähendab seda, et suur hulk sellest toetusest endast kulus selle jagamisele. Aga samal ajal meil on ka alternatiiv olnud ja seda me oleme arutanud ju pikalt. Seesama ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus, mida ka nüüd reformitakse, seal on samasugune starditoetus olemas, nii et kui keegi tegelikult soovib ettevõtlusega alustada, siis saab ka seal sedasama stardi toetust küsida ja sellega siis alustada. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anti Allas, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud peaminister, et eelmise vastusele lihtsalt väike repliik, et ma arvan, et bürokraatiat tuleb tõesti vähendada, et see starditoetus oleks lihtsam kätte saada. Aga minu küsimus puudutab siis sedasama teemat, et me teame, et Eestis on umbes 6400 absoluutses vaesuses elavat last, ehk siis need lapsed, need 6400 last elavad peredes, kus on kes ei ole võimelised end normaalselt ära elatama. Ja see on minu arust suur probleem, eriti olukorras, kus siis meie sündivusega on väga suured probleemid, sündivus on drastiliselt langenud Eestis. Ja minu küsimus on nüüd, et mis te arvate mõttest, et me kogu aeg ühiskonnas tunneme, et meil ei ole sellist ühendavat ideed, aga see idee, mida ma välja pakun, võiks võib-olla siin kõiki neid saali ridasid ühendada, nimelt, et võtta ühine eesmärk, et kõik lapsed päästa absoluutsest vaesusest välja, et need pered, kus sellised lapsed elavad, et me nii palju tuleme appi, et mitte ükski laps ei peaks elama absoluutses vaesuses. Mis te arvate sellest mõttest ja kas te oleksite valmis selle ideega kaasuma? Aitäh! Aitäh! Minu meelest väga ilus mõte. Ega mul rohkem selle kohta midagi ei ole öelda. Suurepärane mõte, toimetuleku toetusele võib ka teie pinginaaber Helmen Kütt öelda, on ka laste puhul näiteks erikoefitsient ette nähtud, ta kindlasti aitab välja, aga mõte kindlasti on ilus. Helmen teab sellest kindlasti väga palju ja saate kindlasti nõu küsida. Seda esiteks. Teiseks, ühe asja, mis ma enne unustasin öelda, tahtsin ära öelda lihtsalt, et sellesama Töötukassa reformiga ja töötutoetuse kaotamine oli valitsuses 7. detsembril aastal 2023 ja see on 2023. aasta koalitsioonileppe osa oli see punkt ja seal olid ka sotsiaaldemokraadid, nii et seetõttu selle muudatuse tegemine ilmselt peaks olema teile ka meelepärane, mis praegu toimib. Aitäh! Suur tänu! Sellega me lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on Töötukassa nõukogu otsuse ettevõtluse alustamise toetuse osundamisel lõpetamisest. Ja Aivar Kokk, palun! Ja, aitäh, juhataja, austatud minister, et eelmine nädal me kuulsime, et Töötukassa nõukogus minister Keldo tegi ettepaneku siis üks kõige populaarsemaid 5 ettevõtluse alustamiseks vajaliku stardikapitali saamiseks Eestis ehk siis Töötukassa alustava ettevõtja toetus ära lõpetada ja see ka siis nagu valitsusse tuua. Me teame, et
et see eesmärk on töötute inimestele aidata alustada ettevõtlust ja nad peavad ka ettevõtluskoolituse läbi käima või olema natuke seotud. Selgelt ju aitab see inimestel saada iseseisvaks ja nad on mõeldud eelkõige ju 50+ inimestele, väiksemates kohtades elavatele inimestele, kus töökohti napib. Erialase haridusega, kui tööandja nõuetest erinevad töötaustaga on inimesed, loob uusi ettevõtteid, töökohti ja Töötukassa andmetel on ju igal aastal sadu uusi ettevõtteid tänu sellega loodud ja näitab statistika, et 60-70% toetuse saanud ettevõtetest tegutsevad ka 2 aasta pärast. Et kust on tulnud see arvamus, et see 2 miljonit on üleliigne raha? See, et nende ametnikke palju on mingi otsuse tegemiseks, sealtpoolt võib alati kokku hoida. Aga täna on ju väga selgelt see 6000-line toetus on aidanud igal aastal üle 400 inimesel alustada ettevõtlusega ja me teame, et ettevõtjaid on ühiskonnas alla 5%, et iga inimene, kes alustab ettevõtlusega, on ju majandusele positiivne. Nii et te siin natukene eelkõnelejale sel teemat juba puudutasite, aga kas see on kindel seisukoht, et see 2 miljonit, mis iga aasta suurusjärguga Töötukassa alustava ettevõtte toetust jagab, on siis nii suur summa, et ettevõtlust ei oleks vaja. Et ettevõtlusest tuleb ikkagi see raha riigieelarvesse, mida siin saame siis läbi riigieelarve jagada vajajatele. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Et mulle tundub jälle, et meil ei ole siin nagu suuri kontseptuaalseid erimeelsusi, kuidagi täna see päev nii algab. Aga küllap need erimeelsused ka varsti tulevad. Et ma olen teiega nõus, et mida rohkem inimesi ettevõtlusega tegeleb, seda parem ju tegelikult riigile inimestele, et kes saab iseendaga hästi toime. See on iseseisev vabam kodanik ja vabadel kodanikel vaba riik ka püsib. Et see on väga oluline. Nüüd ettevõtte saab asutada ka sissemakset tegemata. Ilmselt mõlemad seda teame Eestis, selline võimalus on ja ma arvan, et see on igati nagu mõistlik, et pigem on see sama stardikapitale selleks ilmselt, et inimesed saaksid kogemust ja midagi alustada. Töötukassa puhul jah, see otsus, info, mis minule on antud, on ikkagi selle lõpetamiseks, selle toetuse lõpetamiseks on madal tulemuslikkus ja kuluefektiivsus, et see number, te ütlesite 400, mul on öeldud umbes 450-500 inimest kaudu, mis on 0,5%, umbes % Töötukassa arvele tulnud töötutest, et selle jagamine on olnud ikkagi liiga ressursimahukas, et iga 6000 eurose toetuse jagamiseks on kulunud ligi 900 eurot töökulu ehk 15%, et see tõepoolest kõlab sellisel viisil mitte just kõige efektiivsema rahakasutusena, kui me seda kasutame. Ja samal ajal me oleme ju arutanud ühiskonnas ka päris palju seda, et erinevaid toetusi või mis mehhanisme, starditoetusi, kuidas iganes me neid nimetame, jagataks võimalikult efektiivselt. Ja sama asi on EISis olemas ehk Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuses, siis ilmselt ma arvan, me vist isegi võime mõlemad olla üldjoontes päri, et ei ole mõtet dubleerida mitmes kohas sama teenusteks, aga võib-olla jääme ka erimeelsusele. Ja selleks seesama starditoetus on olemas. Starditoetus ongi just selle jaoks, et ettevõtetele, kes siis kasvupotentsiaaliga on alustavad ja nende maksimaalne toetussumma on isegi suurem, mis on 20 000 eurot. Omafinantseering on seal ka 20%. Ja ütleme nii, et see on kindlasti hea võimalus, kuidas alustada oma ettevõtlusega. Ja Töötukassa enda tegevust üldiselt strateegiliselt mina saan aru ikkagi, et Töötukassa uuel juhtkonnal ja selle reformi eesmärk on ikkagi see, et inimesed, eeskätt, kes tahavad, kes otsivad tööd, saaksidki aidatud oma tööle või selle ettevõtluse juurde, kuhu nad tahavad. Et see peaks olema tegelikult see eesmärk, mitte ainult toetused ja raha jagamine. Et mina usun ise nagu õnge andmisesse rohkem kui kala andmisesse. Nii et seetõttu ma arvan, kontseptina on see suund igal juhul mõistlik. Ja seda, et sama toetuse jagamist ei tehta mitmes aknas või dubleeritakse, vast on ka arusaadav. Aga eks nad saavad seda ise ka täiendavalt selgitada, kui see küsimus on. Aitäh! Suur tänu ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh kõigepealt vastuse eest, aga ma jään tõesti siin natukene eri meelt, et kui te arvate, et 60-70% toetuse saajatest saavad ettevõtjateks, et see on
nagu maha visatud raha, siis me oleme küll ettevõtlusest väga erinevatel arusaamadel, et 6000 toetuse raha kasutatakse tavaliselt Eestis, kas ostetakse seadmeid, tehakse koduleht või mingit sellist vajadust ja kui need inimesed ise suudavad endale töökoha luua, palka maksta ja aegade jooksul ka tihti inimesi juurde võtta, siis see 900 eurot, mis kulub selle meetme rakendamiseks ühe toetuse jagajale, siis ma arvan, et see aastaga on kordadest maksudega tagasi tulnud, et ma ei saa vaielda selle üle, et kas ühes või kahes kohas jagatakse. Need on natukene küll erinevad jaotused ja erinevad arusaamad ja keegi ei ole siin kõrval öelnud, palju siis selle 20 000 jaotuse peale raha kulub, et need on maakondlikud organisatsioonid, kes tavaliselt seda jagavad. Aga sellised asjad võiks olla ikkagi läbi arutatud, sest see selgelt on Töötukassa üks paremini toimivad meetmeid. Kui te oskate öelda mõnda paremat meedet, kuidas inimesed tööle saavad ja ise hakkama saavad, mitte ei Töötukassast raha ei küsi, sest see lootus, et keegi võtab kuhugi firmasse tööle, aga teine pool, kui ta loob ise töökoha ja loob ise nagu majanduslikku tulemust, on kindlasti palju parem. See on suur lootus, et nad ka arenevad ja teevad veel juurde lisaks uusi töökohti. Mis seisukohal teie olete? Aitäh! No tegelikult jälle ma siiski arvan, et meie vaated rohkem kattuvad, kui nad erinevad. Mina ise arvan ka, et inimesed, kes oma ettevõtte asutavad või midagi ette võtavad, teevad sellega ühiskonnale teene. See on minu arvamus. Ja ma arvan, et see on mõistlik. Lõppkokkuvõttes on see Töötukassa nõukogu enda otsus olnud sellisel viisil toimetada. Ja selles me vist ei olnud erimeelsusel, kui ma õigesti aru sain, et mitmest aknast sama asja tegelikult ei ole mõistlik teha, et kui seda on võimalik ühest kohast kuluefektiivsemalt teha, siis ilmselt tasub teha eriti väikses riigis. Nii et ilmselt seda siis tuleb Töötukassa ja EISiga, minu arvates nad vist on ühe ministeeriumi haldusalas, saavad selle MKM-is omavahel, peaksid seda hindama ja vajadusel ka Riigikogus majanduskomisjonis arutama. Et kui me jagame sama eesmärgiga raha, et inimesed ettevõtte saaksid asutada, saaksid oma ettevõtte asutada, kus pakkuda endale tööd, teistele tööd, maksutulu loodetavasti tekiks. Nii et mina seda pean mõistlikuks ja ma ei ütle mitte kunagi seda, et seda ei maksa mulle ka kuidagi omistada, et kui 60-70% inimesi selle tulemusel ettevõtjaks hakkab, et see on kuidagi valesti. Minu arvates see on hea tulemus. See on väga hea. Nüüd, mis puudutab Töötukassa reformi, siis mina ütleme, nagu ma oskan seda kirjeldada, Töötukassa reformi, nende strateegia on ikkagi nüüd suunatud valdavalt sellele, et inimesed saaksid oskused, saaksid tööle. Ja see, ma arvan, on oma ettevõtte asutamise kõrval kindlasti üks paremaid viise, kuidas ühiskonnana hakkama saada, ehkki meie tööhõive on väga kõrge ka, see ei ole kuidagi madal tegelikult, kui noortel inimestel tekivad need võimalused, üks nende strateegia või selline prioriteetpunkt on noorte töötuse vähendamine, et noored siis saaksid oma kanna maha, saaksid, kuhu nad tööle tahavad minna. Teine on tõrjutute IKT-oskuste arendamine, oleme ausad, kaasaja maailmas, eriti selles, kus digimaailm tuleb väga kiiresti peale ja praktiliselt kõik juba teisel pool toru on sisuliselt tehisintellektiga vahendatud, et see kindlasti on väga oluline. Ja samamoodi tööandjatega koostöö, et inimesed saaksid kiiremini tööle. Ma arvan, et see strateegia mõttena on igati mõistlik, nii et mulle tundub et me isegi väga ei vaidle selle üle, et kui saab kuskil midagi paremini teha, et inimesed oma ettevõtted asutaks ja toimetama hakkaks, mina olen sellega päri. Seda konkreetset valikut oskab Töötukassa ise paremini kommenteerida siis MKM haldusalas, millisest aknast millist toetust jagatakse. Aga seda, et ettevõtluse starditoetus jääb ja selliseks startimiseks toetus on, et see on ka fakt, et Eestis selline starditoetus jääb järgmisest aastast. Aitäh! Suur tänu ja kuna lisaküsimuse taotlust kelleltki teiselt ei ole, siis Aivar Kokk, teil on võimalik kolmas kord ka küsida, seekord siis lisaküsimusena, palun. Ja aitäh. Ma tänan vastuse eest, aga ma nüüd küsin lihtsa küsimuse. Kumb on riigile kasulikum? Kas 6000 toetust anda ja tänu sellele tekib ettevõtte või see, et jagada 20 000 ja saab ettevõtja samamoodi? Et ühel hetkel te olete valmis 20 000, küll 20% omaosalusega ja tegelikult täpselt sama tulem
või teises kohas antakse 6000, paneme sinna siis 900 eurot juurde kulu selle meetme rakendamiseks ja on ka ettevõtja, kes hakkab looma väärtust ja maksma makse. Et miks on arusaamine, et 3 korda rohkem raha andmine ja sama tulemuse saamisel on parem kui 3 korda vähem raha andmine? Aitäh! Aitäh! Mina esiteks arvan, et kõik sellised sammud, mis on suunatud uue ettevõtluse tekkimisel, on head. Seda esiteks, kui seda saab kuidagi riigi poolt innustada reeglite või toetustega, tasub kaaluda, siiski majandus ei saab ühineda ainult toetustele, sellest me saame ka aru. Stardiks turubarjääride ületamiseks on erinevad meetmed ja veel kord, kui meil on ühe ministeeriumi, ühe valdkonnas mitu erinevat akent, kus jagatakse seda sama raha, ühes tehakse seda võib-olla kallima hinnaga, siis kui on selline reform töötukassas ette võetud, see on üsna laiapõhjaline organisatsioon, siiski meenutame, erinevad sotsiaalpartnerid on seal, siis nad peaksid seda ka ise kirjeldama, et miks nad seda niimoodi hindasid. Aga minul on pigem sellele hea toetuda, et EISis on ikkagi see starditoetus olemas ja toetust jagatakse, aga seda, milline on nende efektiivsus, seda peavad nad ise hindama järelanalüüsi käigus, et millised valikud on paremad. Et ma ei välista ju, et kunagi ühel hetkel jõutakse järeldusele, et see otsus tegelikult on vale, tuleb teha hoopis midagi kolmandat. Et see on nende töö, las nad ise lahendavad selle ära. Aitäh! Suur tänu ja sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, tänane 3. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Riigikogu riigikaitse raport. Martin Helme, palun. Aitäh, ma sissejuhatuseks tahaks öelda, et siin üle-eelmise küsimuse ajal sotsid muretsesid laste vaesuse pärast. Ma arvan, et see on väga põhjendatud mure, see on väga tõsine teema Eestis. Aga sinna juurde tahaks ikka tuletada meelde, et nad võitlevad asjaga, mille nad ise on põhjustanud, et need olid ju sotsid, kes innukalt peretoetusi asusid vähendama, need olid sotsid, kes aitasid ära võtta kodustelt emadelt tervisekindlustust ja need olid sotsid, kes tekitasid lastega peredele tohutu majandusliku raskuse automaksuga, et nüüd tahavad, et kõik teised asuksid ühisrindes seda laga likvideerima. Aga ma tulen oma küsimuse juurde ja see puudutab riigikaitse raportit, mis tehti riigikaitsekomisjonis. Et ma loodan, te olete vähemalt mustandit saanud lugeda. Karm lugemine on. Nüüd teile hästi meeldib tegeleda minevikus sobramisega, sest et ega teistmoodi ei ole teil õnnestunud ära seletada, miks tänane valitsus kõiges läbi kukub, et keegi varem on alati süüdi olnud milleski, millega teie tegelikult tegelete. Ja siis sobrame minevikus, see raport ka sobrab hästi palju minevikus ja ütleme siis lühike kokkuvõte on see, et varasemalt on tehtud otsuseid isikute poolt ja need otsused ja need isikud on alati olnud seotud siis Reformierakonna vastutusega. Et näiteks Hanno Pevkur, kes seal rõõmsalt mulle naeratab, pikendas Heremi ametiaega, Herem sai ametisse Reformierakonna siis valitsuse ajal ja ka Terras sai ametisse Reformierakonna valitsuse ajal ja nende ajal on tehtud poliitiliste suuniste järgi otsuseid, mis on viinud meid olukorda, mille raport võtab kokku sõnadega, et kui peaks puhkema sõda, siis Eesti seda sõda võita ei suudaks praegu. Ja ma kindlasti jõuan täpsustavas küsimuses siin sisusse rohkem minna, aga ma alustuseks küsiksin nii, et kas Reformierakond kui võimupartei kuidagi tunnetab seda vastutust Eesti kaitsetuse osas ja kui tunnetab, siis kuidas seda vastutust kavatsetakse välja näidata? Aitäh, hea küsija. Jõudsimegi selle küsimusele, kus meil kontseptuaalsed erimeelsused, et kui kahe esimesega saime kuidagi ühele lehele lihtsamalt, siis siin me küll üksteisega vist nõus ei ole. Et esiteks mina arvan, et Eesti on kaitstud. Minu ametiaega, mis on olnud siiski, ütleks nii, et hoolimata kõigest kaunis turbulentne ja juhtumist rohkem, mahuvad nii varilaevastiku eskortimised, millega ütleme, et Eesti on vist Läänemere ääres üks kõige aktiivsemaid riike, kui Saatse saapa hiljutine sulgemine, millega minu hinnangul sisejulgeoleku ja kaitseväe poolelt ja muu hulgas ka taristu poolelt väga hästi hakkama saadi, see tehti kiiresti, teed ehitati ringi ja Eestis ei ole ju kombeks headest uudistest rääkida, aga kui sellised asjad kiiresti ära tehakse, võiks inimestele vähemalt aitäh öelda. Kui vaadata
ütleme ka näiteks hävitajatega toimunud meie õhuruumis. Eesti ajaloo esimene selline ja NATO ajaloo vist 8. või 9. artikkel 4 konsultatsioonide käivitamine, ÜRO Julgeolekunõukogu istung, ühehäälne või sihuke ühepoolne ülevoolav tegelikult toetus meie liitlastelt siin regioonis, Euroopas laiemalt, kuni Ameerika Ühendriikide presidendini, kes korduvalt selle sõnumi andis, et ta on nii Balti kui Poolaga, mis tahes Venemaa agressioonide korral või kavatsuste korral, kuni erinevate muude hübriidtegevusteni välja, et kuni selleni näiteks, kui meil oli vaja desünkroniseerida ehk meid oli vaja lahti ühendada Venemaa energiasüsteemist, siis sellel hetkel tegelikult ju piisas kõnest NATO peasekretärile, mida tegi ka Soome president Alexander Stubb ja pärast seda kaitseministrid, kaitseväe staabid, kõik teised toimetasid ja merel käib ju meil seesama Läänemere vahimehe operatsioon. Nii et seetõttu ma ei ole kuidagi päri selle nagu muljega, mida üritatakse luua, et Eesti oleks kaitseta. Ma väidan, et Eesti kaitse toimib väga hästi. Ja erinevad nendest, kes räägivad sellist juttu, et Eesti oleks kuidagi kaitseta, eeskätt siis praegu teie, minul on praktilised kogemused veel kord erinevate selliste sammude ja operatsioonidega, mida teie loete lehest. Seda esiteks öeldes. Teiseks, kui nüüd kontseptuaalselt küsida, siis ega Eesti tulevik ilmselt ei ole NATO-ga, või vabandust, mitte NATO-ga, vaid Venemaaga kahevõitluses, vaid tegelikult ikkagi NATO-ga koos toimetamises, NATO kaitseplaanide alusel. Ja seda näitab, et NATO toimib hästi, mis toimus Poolas, lasti alla need vaenulikud droonid, siin läksid lennukid õhku, merel on laevad, et ka see käsuliin toimib hästi, nii et ma ei ole kuidagi nõus sellega, mida te esitate, et Eesti kuidagi oleks halvasti kaitstud või käsuliin ei toimi. Toimib ja hästi, Eesti on kaitstud. Aitäh! Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja mul muidugi täpsustav küsimus, et ega ma ei arvandki, et me nõus olla saame siin, aga see ei ole minu esitlus. Vaata, 2-3 tagasi, 22. aastal, 23. aastal võis röökida, et Martin Helme kahjustab Eesti riigikaitset ja Eesti julgeolekut sellega, et ta esitab küsimusi ja teeb kriitikat otsuste kohta, mis nüüd 2-3 aastat hiljem riigikaitsekomisjoni raport ütleb, et mul oli jälle õigus, EKRE-l oli jälle õigus. Aga siis muidugi tuli seda kõike esitada kui putinismi. Need ei ole minu sõnad, mida ma siin esitlen. Minu kontseptsioon, see on riigikaitsekomisjon, on teie kindralid, reformierakondlastest kindralid istuvad seal ja kirjutavad seda juttu. Et sellepärast ma küsingi, et kes vastutab. Aga ma nüüd selle NATO asja kohta ütlen, see sama raport ütleb, et kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne ei olnud kooskõlas või läks siis vastu NATO plaanidega. Ehk siis, kui te räägite, et meie olemegi NATO, siis see raport ütleb, et meie ise küll ei käitu niimoodi. Või teine kriitika osa on siis see, et me mõõdame raha. Meeldib Kristen Michalile ka kogu aeg rääkida, kuidas nii palju raha pole kunagi pumbatud riigikaitsesse, aga vastu ei ole saanud valmidust, valmisolekut, võimekusi. Seda meil ei ole, see sama õhutõrje. Lugesite ette terve rea juhtumeid. Peipse, unustasite ära seda, kuidas venelased Peipsi pealt piiripoid ära viisid. See kindlasti näitas meie võimekust. Koruste drooniplahvatus näitas meie võimekust hakkama saada julgeolekuolukorraga. Vaindlo saare juures sõitsid venelased meie õhuruumi sisse, sõitsid nii kaua kui tahtsid, sealt kust tahtsid, ja kui meie õhuruumist välja sõitsid ja Rootsi poole hakkasid liikuma, siis tõusid Rootsi lennukid õhtu. Teie ütlete, et see näitab, et Eesti on hästi kaitstud. See, et meil kõik need juhtumid, see sama varilaevastiku juhtum ju, see oli ju absoluutne blamaaž, absoluutne läbikukkumine, näitas, et me ise ei saa hakkama sellega. Õudselt kõvasti läksime, lendasime rinnaga peale, siis pärast tuli välja, et ei saanud hakkama. Et need näited, mida te toote, on ju näited sellest, kuidas teie valitsus ja reformierakondlik kontseptsioon on läbi kukkunud. Ja seepärast ma küsingi, et kes vastutab ja kuidas? Nojah. Eesti riigi valitsusasjadest alati vastutab peaminister, palun väga. Kaitsmise eest vastutab samamoodi kogu Eesti riik, rahvas, kaitsevägi korraldab seda kaitset. Ja mina teist erinevalt nendele praktilistele kogemustele toetudes jään sügavale ja ma kahtlustan, et ilmselt ka leppimatule eriarvamusele. Minu hinnangul on Eesti kaitse korraldatud väga hästi. Ja selle asemel, et seda kaitset selliste sõnumite või sellise esitusega õnnestada, tuleks alati öelda kõike seda arvustades ja mõelda ka, et me oleme väga tänulikud kõigile
Eesti naistele, Eesti meestele, kes vabatahtlikult kutselisena panustavad sisejulgeoleku tagamisse, Eesti riigi kaitse tagamisse, Eesti inimeste hoidmisesse, elanikkonna kaitsesse, väga paljudesse muudesse asjadesse. Seda siit ei kosta. Kostab ainult selline, kuidas ma ütleks, sorav jutt sellest, kuidas mitte miski ei toimi, aga kõik need jutupunktid peegeldavad ikkagi, antagu nüüd mulle andeks, aga seda sama juttu, mida räägiks Peskov või Lavrov. Minu hinnangul see jutt on täpselt samasugune. Väga raske on sellel vahet teha. Jutt sellest, et varilaevastiku eskortimine, dokumentide küsimine, aktiivne nende pärssimine, sanktsioneerimine, et see on kuidagi vale. Ei ole. Kogu Euroopa on võtnud seda toimetada. Prantslastelt Emmanuel Macron just kirjeldas siin kuu tagasi või 1,5 kuud tagasi, kuidas nemad pidasid kinni sama laeva, mille Eesti on korra juba kinni pidanud. Ja kuidas maailma meredel Euroopa läbi oma mõju hakkab järjest rohkem Venemaa varilaevastikku piirama. Ja see on ka loogiline tegevus, sest üldiselt on nii, et kui sa diktaatorilt raha ära võtad, siis see on nagu hapnik. Ilma rahata diktaator sõda ei pea. Ei tapa naisi ja lapsi Ukrainas. Nii et seetõttu see on hädavajalik. Samamoodi võimekused õhus. Näiteks Itaalia F-35, aga olnuks nad ka Eurofighterid, mis iganes lennukid. Need on maailma kõige moodsamad lennukid, mis lähevad venelastele vastu, katavad meie õhuruumi. Meil on olemas erinev õhutõrje, kõik muud võimekused, mida selleks on vaja. Nii et, ja NATO käsuliin ja toimetamine toimib väga hästi. Nii et seetõttu jah, ma ei ole teiega kuidagi nõus. Ja see sama jutt, et kuidagi Eesti kaitsevõime arendamine ei käi kooskõlas NATO kaitseplaanidega. Mille alusel siis ometi? Et NATO kaitseplaanid on ju tegelikult osa sellest meie kaitsetegevusest, sellepärast me investeerime täiendavat raha, luua kaitset, luua julgeolekut meie inimestele, aga luua julgeolekut ka meie partneritele, kes loovad meile julgeolekut. Laeval on siis laevad, mis merel on NATO laevad, lennukid, mis on taevas, on NATO lennukid, nii edasi. Nii et jah, meie selline erimeelsus on sügavalt lepitamatu siin, et mina arvan, et tekitate paanikat, alarmismi. Eesti on kaitstud ja NATO toimib. Aitäh ja lisaküsimuse esitab kolleeg Rene Kokk. Palun. Tänan, hea juhataja, lugupeetud minister. Algatust ma tahan tunnustada neid riigikaitseraporti koostajaid, et nad on suure töö ära teinud. Ja selles mõttes on väga kummaline vaadata seda, kuidas Eesti meedias on käsulauad vist kätte antud kõigile meediamajadele, kuidas seda ühtemoodi naeruvääristada ja pöörata kuidagi teise kastmesse. Ja siit teie jutust muidugi tekkis huvitav küsimus mul, et huvitav, kas te olete sama juttu, et nad räägivad Peskovi jutupunkte selgesõnaliselt väljendanud ka Meelis Kiilile ja Alar Lanemannile, et kes on ka väga suure töö tegijad seal, et kas see on üks küsimus, mida tahaks teada, mis tekkis siin teie jutu põhjal. Et süüdistate kuidagi praegu EKRE-t siin selles, et EKRE on midagi nagu valesti teinud. Tegelikult on lugu selline, et kui peeglisse vaadata ja see pilt, mida me peeglist vastu näeme, ei meeldi meile, siis see ei ole üldiselt peegli viga, vaid võib-olla äkki see, kes peeglisse vaatab, peab mõtlema, milles probleem on. Aga nüüd küsimus teile, et te räägite, et kõik on nagu halvasti, see raport ei ole nagu nii, nagu olema peab ja kuidagi nagu kallutatud ja nii edasi. Tuletame meelde, et alles ka hiljuti Riigikontroll tegi väga laastava ettekande selle kohta, missugune meil tegelikult täna ülevaade on sellest, mis kaitsejõududes toimub. Et ei ole mõtet süüdistada siin küsijaid, sellepärast nad küsivad selle info põhjalt, mida tegelikult meedias ka välja tuuakse ja see raport ka välja toob. Aga küsimus on nagu lihtne, et kui te ütlete, et see raport on kõik nagu vale, siis äkki te oskate öelda, et kuidas aitab kaasa siis Eesti kaitsevõime tõstmisele ja inimeste motiveerimisele näiteks see, et ära kaotati eripension, mis oli väga oluline motivatsioonimoment nii kaitseväes kui ka politseis ja selles jõustruktuurides, et äkki oskate Eesti inimestele ja kaitseväestele lahti seletada lihtsakoeliselt, kuidas see on motivatsioon neile siis kaitsejõududesse tulla ja panustada. Aitäh! Aitäh, hea küsija, et jah, ma igal juhul rõhutan seda, et ei ole mitte vale küsida. Ja küsida võib ju kõike, aga lihtsalt selle küsimuse võib-olla, Martin Helme on väga osav selles mõttes, et ta suunab seda teatud suunas, mis minu hinnangul ei ole päris see. Seda nüüd esiteks. Teiseks, Meelis Kiili, Alar Laneman, paljud teised, kes selle raporti on koostanud. Mina olen näiteks Meelise ja Alariga ka vestelnud ja mina saan aru, et raporti koostajate ikkagi kontseptsioon on
arutada konkreetseid ettepanekuid, mis sellest raportist tulevad. Ja ma ei ole nõus sellega, et see naeruvääristamine on selle raporti nagu peamine osa või üldse kõige olulisem osa. Et loomulikult alati on nagu tore keskenduda sellistele kommunaalteemadele, nagu Ukraina uudiste kõrval me loeme, kuidas mõni suunamudija, eks ju, läheb jälle järgmise suunamudijaga tülli ja tegelikult need ei ole üldse olulised uudised maailma ajaloo mõttes. Aga ometi neid loetakse. Samamoodi on selle riigikaitse raportiga, et selles on olemas resolutiivosa. Ma saan aru, et selle koostajad Meelis Kiili, Alar Laneman, Neeme Väli, teilt vist Poolamets, kui ma ei eksi, et ühesõnaga selle raporti mõte on ikkagi selle resolutiivosa juurde jõuda, ehk siis arutada konkreetseid ettepanekuid, mitte inimesi. Vaadake, kui sa teed tööd mingite faktidega või arutad mingit olulist teemat, ükskõik kui tundlik see teema on, tervishoid, sotsiaalvaldkond, kultuur, kaitsevõime, mis iganes see teema on, kõik see puudutab väga paljusid inimesi ja on oluline inimestele. Järelikult tuleb arutada konkreetseid välju, mida me saame teha paremaks, mitte neid inimesi. See on tegelikult ju juhtimistõde A ja O tegelikult. Nii et selle raporti, ma ütlen, et kogu see vahtkorra kõrvale tõstes, mida ütleme, ühiskonnas on tekkinud, peaks tegelikult arutama see resolutiivosa. Ja ma saan aru, et see raporti kurioossum on ju see, et raporti koostajad jagasid selle materjali välja riigikaitsekomisjonile, kus nagu alati selgub, on ka heatahtlikke postileone, kes viisid selle kohe toimetusse sellisena, nagu ta on, selle asemel, et hakata arutama seda resolutiivosa. Mis seal ikka, eks parlament ongi avalik asutus, kõik asjad lähevad otse lehte, eks, et ega selleski midagi halba ei ole, vähemalt teame, et parlamendis töö käib. Nüüd, mis puudutab eripensione, siis eripensioneid on kaotatud väga paljudes valdkondades ja see on seotud väga lihtsa asjaga, et palgatõus on nagu selle vastus. Erinevates teenistustes, asutustes, kuni kohtute prokuratuurini välja tegelikult on eripensionite kaotamine ja ka Riigikogus võib-olla ainult, ma ei tea, kas Riigikogus täna enam kedagi on alles, kes sellele eripensionile võiks kvalifitseeruda. Helir on. Jürgen Ligi ei ole Riigikogus parasti, võin teid kurvastada, võib-olla Helir siis, aga Helir ei ole ka enam, et ilmselt neid ei ole, nii et me oleme ka siin ära kaotanud eripensionid, et igaüks saab oma palgast ise enda pensionit kindlustada, nii teises kui kolmandas sambas saab seda teha, hoolimata sellest, et Isamaa tahaks teise samba laiali jagada. Aitäh! Suur tänu, sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on energiahindade prognoos. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Mul on küsimus Eesti elektrihindade prognoosi kohta. Avalikkusele räägitakse, et taastuvenergia, tuuleenergia toob meile odavama elektri. Reaalsus näeme, et hinnad kõiguvad ja kriisiolukorras pole meil piisavalt oma tootmist võimsust. Siinkohal võiks öelda, et me võiks juba 15 aastat tagasi arendada põlevkivitööstust, et kindlustada energiasõltumatust. Ja kaablid katkevad meil, siis ostame kallist elektrit ja oleme sisuliselt sõltuvad importkaablitest, mis ei ole ka väga kindel elektrivarustus. Ja mul on seetõttu küsimus, kas valitsusel on realistlik hinnang, milline saab olema elektri hind järgnevatel aastatel? Me ei räägi praegu kui ideaalvariandis, kui on tuult, kui ei ole riket või seisakuid, vaid päris elu arvestades. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ma olen hinnaprognooside kohta alati kasutanud sissejuhatuseks sellist vastust, et iga prognoos on vale sellest hetkest, kui ta saab valmis. Ainuke küsimus on, kummas suunas. Nüüd te küsite selle kohta, mis mõjutab elektri hinda. Osa küsimuse vastusest peitus küsimuses endas. Eesti impordib praegu suurusjärk 1/3 oma elektrist. Ja selle põhjus on see, et meil on puudu koha peal piisavas koguses tootmisvõimsusi. Kõige madalama siis investeerimiskuluga või tootmiskuluga energiatootmisviis on maismaa tuuleenergia praegu. Päikseenergiast on turg juba täis, aga maismaa tuulel on ruumi küll. Selle ruumi kasutamine sõltub väga palju ära sellest, kuidas
kohalikud kogukonnad on valmis siis oma piirkonnas tuuleenergia investeeringuid lubama ja on väga palju omavalitsusi, kus seda nõusolekut ei ole. See on nende omavalitsuste vaba voli otsustada, keegi seda neile ette kirjutada ei saa, aga me peame lihtsalt aru saama, et kui ei tule täiendavaid investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse, siis peame me aktsepteerima ka kõrgemat elektri hinda. Küsisite ka seda, et mis võiks olla päikse ja tuule kõrval või peaks olema ja mis rolli mängib põlevkivienergeetika. Senikaua, kuni meil ei ole uusi juhitavaid võimsusi, on põlevkivi energiaplokid valmis siis sellises olukorras, kus välisühendused näiteks ei toimi, ka elektrienergiat pakkuma, nii et oleks tuled põlemas ja tööstused saaksid töötada. Kas uusi investeeringuid põlevkivi elektris tootmiseks oleks mõistlik teha, siis ma arvan, siin on ka vastus hästi lihtne. Auvere suurusjärku põlevkivi elektrijaam maksab umbes 1 miljard, 300 megavatine gaasielektrijaam, mis annab sama suure koguse elektrit või on võimeline tootma sama suure koguse elektrit, maksab umbes 300 miljonit. Nii et selles mõttes elektri tootmine põlevkivist ei ole juba ammu enam konkurentsivõimeline. Seda näitab ka tegelikult energiakriisi aegne universaalteenuse hind, mis oli 15 senti kilovatt-tunnist, oma hind oli veel kõrgem. Praegu on elektri hind sellel aastal siis natuke alla 8 sendi kilovatt-tund börsil, nii et selles vaates ei ole kindlasti põlevkivienergeetika konkurentsivõimeline. Aitäh! Suur tänu ja Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. No, tegelikult ta ongi täpsustav ja lihtne, et kas Eesti inimesed saab lähitulevikus oodata stabiilset ja taskukohast elektri hinda. Ja arvestades sellega, et plaanis oli ikkagi põlevkivi elekter lõpetada ükskord ja tuua uue tehnoloogia, et seda me ei saa vist endale lubada, sest tulevaste tehnoloogiate asemel me ei saa tänapäevast mured lahendada, et kuidas selle hinnaga ikka on, kas me võime kindlad olla, et järsku hinnatõusu lähitulevikus ei toimu. Aitäh! Aitäh! Seda garantiid, et börsihinnad ei kõigu, pole võimalik mitte kellelgi anda. See inimene, kes selle annab, kas ei saa aru, kuidas börs töötab või ta siis ei saa aru, mida ta lubab. Nüüd kodutarbija jaoks, kas hind on taskukohane? Energiamajanduse arengukavas, mida eile siis oli mul au tutvustada majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil, rääkisime muu hulgas ka elektrienergia hinnast ja energiamajanduse arengukavas on seatud selge eesmärk, et võrdlusriikidega peab siis meie elektri hind olema allapool, lõpphind allapool võrdlusriikide keskmist taset. Võrdlusriigid on siis Läänemere-äärsed riigid, Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Taani. Nüüd väiketarbijate jaoks oleme me ilusti allapool selle sama võrdlusgrupi keskmist ja väiketarbija jaoks on, või kodutarbija jaoks, siis on elektri lõpphind Eestis odavam, kui ta on Soomes või Rootsis. Et see on praegune tegelikkus. Nii nagu ma eelnevas küsimuses ka servapidi vastasin, siis selleks, et meil hind püsiks konkurentsivõimeline lõpphinnana ja selleks, et ta läheks ka allapoole, me vajame investeeringuid kohalikku tootmisvõimsusesse. Kõige kuluefektiivsem viis selleks on maismaa tuuleenergia. Praegu areneb väga kiiresti ka salvestusinvesteeringud, mis aitavad siis lõigata neid hinnatippe madalamaks ja altpoolt siis ka neid hinnalohke ära, mis peaks andma ka paremat investeerimiskindlust, aga ilma täiendavate investeeringuteta tootmisse me ei saa nagu eeldada, et meil elektrihinnad
Eestis oleksid langustrendil. Ja võib-olla üks tahk veel juurde, on selge, et elektrisüsteem ei saa toimida ainult päikesel ja tuulel. Me vajame kindlasti kohalikke juhitavaid võimsusi ja selle tarbeks Eleringil oli ka hange, mille tulemusena tuleb meil juurde suurusjärk 236 megavatti juhitavaid võimsusi nii gaasijaamade kui ka aku salvestuse näol. Ja need kombinatsioonis aitavad meil tegelikult siis saata pensionile need vanad põlevkiviplokid sellest hetkest, kui tuleb asemele uus juhitav võimsus. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja, austatud minister. Ma siin kuulasin seda põlevkivi energia sellist võrdlust tuuleenergiaga ja on selge, et kui põlevkivile me lisame kunstlikult kvoodid juurde, mis teevad selle hinna kalliks ja tuuleenergiat samas subsideerime, siis muidugi on see võrdlus täiesti kohatu, ei saagi võrrelda neid kahte asja. Aga teemaks siis see, et elektri lõpphind, et teatavasti me maksame oma elektriarvetel kõik taastuvenergiatasu, võrgutasu, sagedustasu, saartalitustasu ja lõppkokkuvõttes polegi võib-olla nii oluline, kui suur on see elektrihind seal, sest et kõik need muud tasud on juba niivõrd palju suured, et see kõikumine elektri hinnas meile olulist muutust meie arvetel ei kajasta. Et kas on ka olemas arvutused, et kui palju on meie siis lõplik, ütleme siis arvel laekuv elektri hind koos kõikide muude tasudega, mitu protsenti moodustab sellest siis see sama tootmiseks elektri tootmishind? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt see küsimus fossiil versus taastuvenergia, et kuhu on majanduslikult mõistlikum rohkem investeerida. Eesti ei ela maailmas kuidagi isolatsioonis. Kui me vaatame, milline oli suhe möödunud aastal investeeringutes puhastesse tehnoloogiatesse, mille alla käib ka siis taastuvenergia tootmine versus fossiilsetesse, see suhe oli 2:1. 2 triljonit oli puhtasse tehnoloogiasse, puhtasse majandusse ja umbes 1 triljon maailmas läks siis veel fossiilseteks kütusteks. Nii et see trend on seatud, see trend kuidagi ei pöördu ja ma arvan, on tark olla õigel trendil ja täpselt seda Eesti energiamajanduse arengukava ka teeb. Täpselt seda teevad investorid, kes investeerivad uutesse tootmisvõimsustesse. Ja nii nagu ma ütlesin eile majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel istungil, energiamajanduse arengukava on selle sajandi kõige suurem investeerimisprogramm Eestis. See on see, mis toetab meie konkurentsivõimet ja viib majandust edasi. Siis küsimus sellest, et kas me räägime lõpphinnast või me räägime elektrihinnast. Nii. Okei, selge, aitäh. Ma omast rääkisin eesti keeles, et tõlget pole vaja, aga vahest võib ka juhtuda. Need võrdlused, mis ma tõin Soome, Rootsiga, samamoodi Läänemere piirkonna riikidega, on kõik lõpphinna suhtes. Ehk seal sees on elektrihind ja kõik tasud, maksud, mis erinevates riikides kehtivad. Kus meil on elektri lõpphind kõrgem tarbijagruppide vaates, on just nimelt suurtarbijad. Ehk Soomes, Rootsis on siis väiketarbija see, kes kaude või otse subsideerib suurtarbijat. Ja see on valikukoht. Aga see ei ole ainuke valikukoht. Kindlasti on valikukoht ka see, kui me saame võrku rohkem tarbijaid ja võrgus on meil ruumi küll ja veel, selleks, et sinna tuleks juurde tootmist, tuleks juurde tarbimist. Sel juhul me saame tuua ka võrgutasusid ja ühiku kulusid seeläbi allapoole. Aga see kõik algab ikka jälle pihta sellest, et meil on valmisolek olla või tervitada siis investoreid, kes soovivad Eesti turule tootmisvõimsusi rajada. Ja nüüd, kui suure osa lõpphinnast moodustab börsihind, siis see mõistagi sõltub ka sellest, mis tasemel see börsihind on, aga lihtsalt, et oleks võrreldav, siis
Selle aasta seisuga on elektri hind suurusjärk pool kogu elektriarvest. Teise poole moodustavad võrgutasud, maksud, erinevad siis kulud ja desünkroniseerimisel on loomulikult hind. Et see on ka põhjus, miks meil on uued read arvel. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetan tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tiit Maran ja teemaks on efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja tegevus. Tiit Maran, palun. Ja aitäh suurepärase võimaluse küsimust esitada ja ma loodan väga, et me saame sisulise vastuse, sest viimane on osutunud viimastel aegadel eriti keeruliseks isegi kirjalike küsimuste puhul. Nagu näiteks ettevõtjate nõukojal esitatud kirjalik küsimus tähtaega 28. oktoober, millele imelisel kombel tuli vastus alles esmaspäeval loetud minutit pärast seda, kui Lauri Läänemets selle küsimuse siin meie ruumis püstitas. Aga küsimus puudutab tegelikult krüptilist moodustist nimega siis efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda. Nõukoda peaks olema usaldusväärne ja läbipaistvalt toimiv organisatsioon, aga kuidas on võimalik, kui pole selged need reeglid, mille põhjal see organisatsioon toimib ja veel vähem on ebaselge, kuidas valitsusega suhtlus on. Võtame ühe näite. Ettepanek. Piirata majandustegevust piiravate metsade osakaal kuni 20% kogu metsamaast, arvestades ka kohalike ja omavalitsuste rohevõrgustike ja rohealasid. Tuleb välja, et see üks lause ongi kogu ettepanek, ei mingit põhjalikumat lahti kirjutamisest. Ei ole sellist asja. Lähme edasi. Selgub algselt, et on olemas valitsuse heakskiit, siis aga muudetakse ära, et see ei olegi valitsuse heakskiit, aga hoopis osaliselt heaks kiidetud. Okei, see võis olla viga. Aga mis see heakskiitmine tähendab, jääb ikkagi ebaselgeks. Selgub, et mitte valitsuse heakskiit, aga läbi arutatud kabineti istungil. Aga asi läheb veel ebaselgemaks. Vastuses väitab peaminister, et ettepanekut on juba Kliimaministeerium eelanalüüsinud. Samal ajal on olemas ettepaneku seisu määratlemisel sellised asjad olemas nagu eelanalüüs ja analüüsimine. Mis nende vahe on, jääb täiesti ebaselgeks. Veel enam, arvestades tuleb, et ettepanek ongi ainult üks lause. Väga segane. Ja mis veel imelikum, selgub, et ministeeriumi analüüs, kui on tehtud ühel hetkel, siis läheb ta valitsusse otsustamiseks, kas toetada või mitte. Meenutan, praegusel hetkel on kirjas, et ta on juba heaks kiidetud. Nii et kuidas asi toimub? Tundub, et ettevõtjate nõukogu või valitsus käitub mingite oma kummaliste neile teadaolevate reeglite põhjal, aga see ei peaks nii toimima. Seda enam, et siis on väga raske Riigikogu liikmetel üldse teostada kontrolli täitevvõimu üle. Ja seepärast nüüd küsimus peaministrile, et olge palun nii hea, selgitage täpselt, kuidas on organiseeritud nõukogu töö, mis on mõeldud nõuded ettepanekutele, kuidas toimub ettepanekute läbivaatamine, kuidas toimub valitsuses ettepanekute menetlemine ja kuidas on võimalik parlamentaarset kontrolli teostada. Aitäh! Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees, aitäh, hea küsija. See moodustis, kuidas te ütlesite, krüptiline, seda ta muidugi kindlasti ei ole. See, olgu öeldud, on tegemist Eesti riigis hästi tuntud ettevõtjatega ja ettevõtlusorganisatsioonidega, kes panustavad Eesti avaliku sektori Eesti inimeste elu lihtsamaks muutmisele. Ja see on, ma ütleks ausalt öeldes, hädavajalik, kui me tahame kuidagi kuhugi paremini jõuda. Oleme ausad, headel aegadel on väga palju neid, kes ka õhtuste uudiste põhjal, aga vahel ka nõrga juhtimise tõttu leiavad, et on vaja jälle uusi reegleid teha ja nende reeglitega ütleme, et lõpuks me oleme kõik puntras ja imestame, kuidas meil ei õnnestu ühtegi asja teha, sest kui kõik reeglid osutavad üksteisele. Ja täna ma ütleks nii, et Eesti majandusolukorda laiemalt vaadates, et kui me siin viimasel paaril aastal oleme nüüd sellest august läbi käinud, nüüd ehk siis oleme majanduse, ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetada, taastumise alguses või majanduskasvu alguses, et ma arvan, et see on praegu on nagu väga hea hetk ja et mitte öelda viimane aeg, kus sellega tegeleda. Seetõttu ma ei ole nõus selle teie võib-olla isegi veidi vaenuliku hoiakuga, et ei peaks bürokraatias erinevaid reegleid nii-öelda üle vaatama. Minu meelest peab. Need reeglid tuleb üle vaadata, olenemata mis valdkonnast. Et seal on ka koduleheküljel on tänaseks on ju näha, et üle 700 ettepaneku on tulnud. Kui see oleks selline, nagu te kirjeldate, krüptiline moodustis, mis on nagu teie kontseptsioonis on kellegi huvide läbisurumiseks,
kuulge siis seal ei oleks tööandjate keskliitu, väikeettevõtjaid, kaubandus-tööstuskoda, nii edasi, väga paljude suurte organisatsioonide esindajaid ja oma valdkonnas tugevad ja tuntud inimesi. Ja ei tuleks ka nii palju ettepanekuid. Need ettepanekute arutelud, tehtud otsused, kõik on kenasti veebi välja pandud just selle sama mõttega, et kõik saavad jälgida. Kutsun üles kõiki seda vaatama ja mõte on ka selles, et see avaldab positiivset survet nii valitsusele ehk täitevvõimule, kui lisab innustust Riigikogule neid samme astuda, et bürokraatia väheneks. Nii et ei oskagi öelda jah, et ma ei tea, miks te arvate, et ütleme, et lihtsamad reeglid on kuidagi mingi valdkonna vaenlased, minu meelest ei ole. Lihtsamad ja selgemad reeglid on hädavajalikud, kui me tahame oma ühiselu siin paremini korraldada. Ja selle nimel need inimesed seal töötavad. Nii et öelge neile pigem aitäh, mitte ärge vaenake. Aitäh. Suur tänu ja Tiit Maran, teil on täpsustav küsimus, palun. Pange mulle sõnu suhu, ma ei ole kordagi rääkinud midagi sellist, et ma oleksin vaenulik või et ma arvaksin, et efektiivsust ei peaks suurendama. Ma kordan veel korra küsimust, kuna te ei vastanud. Kuidas on organiseeritud nõukogude töö? Kas on olemas reglement nõuetele? Kuidas toimub ettepanekute läbivaatamine? Kuidas toimub valitsuses ettepanekute menetlemine? Kuidas on võimalik selle üle kontrollida, teostada parlamentaarset kontrolli? Aitäh! Aitäh! Nõukoda kogub kokku ettepanekud, arutab, analüüsib, küsib nende kohta arvamusi. Ministeeriumid hindavad seda, tuleb valitsusse, valitsus hindab, analüüsib, küsib ministeeriumite arvamusi. Osa kiidetakse heaks, teised lükatakse tagasi. Kogu protsess on avalik, kõik numbrid, otsused, kõik on kenasti kirjas, igaüks saab näpuga järge ajada. Ja Eesti elu saab parem. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud peaminister. Ka mina arvan, et bürokraatias reegleid tuleb vähendada, tuleb lihtsustada, kõik kipub aja jooksul kasvama. Aga nii nagu te ütlesite, et lihtsamad ja selgemad reeglid on hädavajalikud, küsimus on ju pigem eesmärgis. Selles, et mis on see, mida me lihtsamate reeglitega soovime saavutada. Kas me soovime lihtsate reeglitega kaitsta keskkonda või võimalikult palju võimaldada selle keskkonna kasutamist, ma ei tea, mingite majanduslike eesmärkide saavutamiseks. Nii et lisaks sellele, et menetlusprotsess peab olema paigas, nagu Tiit küsis, mis on see eesmärk, mida soovitakse saavutada, kas see on kuskil paika pandud, kas nõukoja osalised on sellega kursis ja teiseks kordan ka küsimust, et kuidas toimub järelevalve, näiteks kontroll selle üle, et kuidas on otsused tehtud, kuidas neid täidetakse. Et kas te saate neid järelevalve võimalusi ka selgitada? Aitäh! Jaa, aitäh! Nüüd mulle tundub, et me oleme kontseptuaalselt tulnud üksteisele lähemale. Ja see on väga hea algus igas debatis. Et kui me oleme üksteisega nõus, et bürokraatiat headel aegadel koguneb liiga palju, seda tuleb vähendada, meie elu oleks lihtsam, see on väga hea start. See ongi tegelikult selle nõukoja eesmärk. Selle nõukoja eesmärk ja panus on ettevõtjate poolt tasuta aeg, töötunnid, suur hulk energiat selleks, et avalik sektor ehk meie kõigi ühine asjamine muutuks lihtsamaks. Seal on suur hulk erinevaid kurioosumeid. Näiteks hästi vaimukas on ju see sama mõte sotsiaalvaldkonnast ja tervishoiu valdkonnast, kus peab olema esmaabi osutaja määratud. Näiteks kui sa töötad üksi, siis sa pead ennast iseendale esmaabi osutajaks määrama. Ma kujutan ette seda dialoogi, sisemonoloogi, kus inimene vaatab jalast, midagi on katki, ütleb, et huvitav, kas ma osutan iseendale esmaabi või ei osuta. Need nonsensid, nagu samamoodi kõik need samad reeglid, mis on välja tulnud, see sama redeli pidev kontrollimine, küllap keegi on redelilt alla kukkunud ja redelit just tuleb kontrollida, sest see on see kõige ohtlikum tööriist. Ja veel väga palju asju. Elronis, mopp, kummikindad, nii edasi, kõik see, mida me oleme juba rääkinud, see kõik on tegelikult nonsens. Kõigest sellest lahti saamine on üks osa. Teine osa on näiteks planeeringute lihtsustamine, mida on vaja, asjade kiirem menetlemine, sest me näeme väga tihti ka riigis vajalikud asjad jäävad toppama selle taha, et menetlused võtavad liiga kaua aega. Ja siis me imestame, et miks meil näiteks Eestis mingid asjad jäävad tegemata, mis on ühiskonnale vajalikud, viivad edasi, aga ometi protsessid ei liigu. Nii et sellega see nõukoda tegeleb. Nüüd
Mis puudutab looduskaitset, mina ütlen üsna klaarilt seda, et seesama ütlemine, ja ma kordan seda ja võib-olla kordan seda veel, üldiselt on ütlemine hea aed teeb head naabrid. See tähendab seda, et selged reeglid, muuhulgas ka looduskaitsel, on väga vajalikud. Seda, et Eesti pindalast oleks 30% või metsast oleks 30% kaitse all, see kontseptsioon on olnud juba pikemat aega. Mina olin kliimaminister ja tollel ajal me suhtlesime nii looduskaitse kui metsandussektori kõigiga. Täna on umbes riikliku kaitse all, mõtle ligikaudselt on umbes 28% maismaast. Nii et sellega liigutakse edasi, määratletakse ära, milline osa Eesti metsast maismaast on kaitse all ja öeldakse, et ülejäänud osa on siis majandatav. Et see 70-30 printsiip on juba väga pikalt räägitud, et ma ei näe ka selles üllatust. Ja kui need reeglid on lihtsamad ja selgemad, tähendab see vähem ärevust looduskaitses, me teame, mis on lubatud, millised on reeglid, samamoodi ka majandamise poolel. Ja see ei tähenda seda, et kui midagi on majandatav, et seal ei kehti ükski reegel. Et mets tehakse lagedaks, see on nagu Vabaduse väljak kõik asfaldiga kaetud. See ei tähenda seda. See on, taaskord ma saan aru, et on erinevaid sellised alarmistlikke MTÜ-sid, mis elavad annetustest ka selles valdkonnas, mille huvi on kogu aeg sellist alarmismi üles kloppida, aga see ei tähenda seda. See tähendab seda, et reeglid on kõigile selgemad ja arusaadavad. Ka inimestele, kes oma metsa majandavad. See ei ole halb asi. See tegelikult on hea asi ja kaitseb ka loodust. Aitäh! Aitäh! Ja sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teemaks on käendus. Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja, austatud minister. Eile sa tutvustasid siis meil ühiskomisjonis energiamajanduse arengukava aastani 2035 ja sealt me võime siis lugeda, et hetkel on siis taastuvelektri võimsusi meil üle 40% meie elektritarbimisest ja ma vaatan siin seda energia arengukava siis aastaks 2029 lisandub sinna veel nii palju, et meil oleks juba 80% taastuvenergiast toodetud siis maismaa tuuleparkide ja päikesejaamade ja biomassijaamade poolt. Kuid nüüd tulid see välja uue ideega hakata veel looma käendusi, sarnaseid, mida on teinud Rootsi riik siin juba mitmeid aastaid, selle jaoks, et tuua veel kord turule meretuuleparkide mõte ja ka siis tuumaelektrijaama idee. Olgu selle tuumajaamaga, kuidas on, aga meretuuleparkide puhul juba aasta-poolteist tagasi olite te väga veendunud, et teete samamoodi nagu maismaatuuleparkidega, et teete vähem pakkumisi ja hakkate subsideerima siis mitme miljardi eest meretuuleparke, siis mingil hetkel suure siis opositsiooni vastuvõitluse tulemusel ja ajakirjanduses ka kõva lärmi tagajärjel kaotati need mõtted ära ja siin juba ka teie kolleeg, majanduskomisjoni liige Mario Kadastik ütles, et neid meretuuleparke ei tule, siis nüüd olete te leiutanud uue viisi, et anda siis riigi garantii nendele tootjatele, kes siis peaksid neid tootma hakkama ja veel nimetada seda turupõhiseks. Kuigi on teada, et meretuulepargid on ilmselgelt üle 3 korda kallimad kui maismaatuulepargid ja Rootsi riik on tegelikult juba seda tauninud, on lõpetanud nende garantiide andmised. Miks meie riik hakkab tegelema selle asjaga jälle uuesti? Aitäh. Suur tänu, härra minister, palun. Ja, aitäh, hea küsija. Hea meelega jätkame seda arutelu, mis meil eile oli majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel istungil, kus siis oli fookuses energiamajanduse arengukava. Käendusmeede ei ole midagi uut. Sellest finantsinstrumendist olen mina rääkinud, ma arvan, enam-vähem sellest ajast, kui ma praegust rolli täidan. Ja samamoodi on viide käendusmeetmele ilusti olemas energiamajanduse arengukavas. Aga nüüd tuleme juurpõhjuse juurde tagasi. Probleem, mida meil on vaja lahendada, on investeeringud kohalikku energiatootmisvõimsusse. On selge, et need on ja saavad olema puhta energia lahendused. Ideaalis ja kõige kiirem on, ja kus on kõige rohkem eeltööd tehtud, on just nimelt maismaatuul. Maismaatuule puhul
on meil valmisolek korraldada veel üks vähempakkumine mahus 1 teravatt-tund aastas ja maksimumis siis kuni 2. Aga see kõik sõltub sellest, milline on valmisolek nendes omavalitsustes, kuhu arendajad soovivad tuuleparke rajada, minna siis lõpuni analüüsi loamenetluse protsessidega, erinevate hinnangutega ja nii, et oleks siis võimalik seda investeeringut teha. Potentsiaal on seal olemas, potentsiaal on seal piisav selleks, et me jõuaksime ka 100%-ni oma tarbimise mahust, puhta energia või taastuvenergia puhul antud juhul siis tootmisega, aga see perspektiiv on hetkel ebaselge. Nüüd see, kui suureks kujuneb Eestis elektritarbimine, sõltub päris mitmest asjaolust. Esiteks ta sõltub sellest, kui kiiresti majandus elektrifitseerub, ehk kui kiiresti asendub siis või toimub transpordisektoris üleminek elektrikasutusele, kui kiiresti toimub üleminek ka energeetikas või ka näiteks kaugküttes. Ja see kõik mõjutab. Nüüd käendusmeede lahendab seda probleemi, mis hetkel arendajatel on, ja see puudutab tuumaenergeetikat, puudutab pikaajalist salvestust, puudutab ka meretuuleparke, mis on suure investeeringu mahuga, pika elueaga, aga pangad ei ole valmis vastu turuhinda täna neid investeeringuid rahastama, on esimene probleem, ja teine, pankade valmisolek pakkuda pikemaajalist kui 20 aastat rahastust on olematu. Ja selle probleemi lahendamiseks käendusmeete ongi. Aga me saame seda jätkata järgmise küsimuse juures, ma arvan. Aitäh! Ja saame tõepoolest jätkata, sest Mart Maastikul on täpsustav küsimus, palun. Suur tänu, austatud minister, et pangad pole nõus vastu turgu raha laenama ja selle jaoks siis leiutatakse välja selline asi nagu käendus, ma nimetaksin pigem seda ringkäenduseks, sellepärast et seda näitab seda, et iga hinna eest soovitakse teha oma eesmärke, ma ei tea, kelle huvid selle taga on, aga on selge, et kui 3 korda on kallim ehitada meretuuleparke kui maismaatuuleparki, ma toon ainult selle võrdluse, et mitte laskuda sellesse, et mis asi on puhas energia, mis ei ole puhas energia. Ja kui me 3 korda kallimat tuuleparke hakkame siis garantiidega laskma ehitada, siis on ilmselgelt, et see elekter ei saa odav olla. See on elementaarne. Ja kui nüüd rääkida sellest, et meil hakkavad energiatarbimise mahud tõusma, siis mille arvelt? Kui energia on kallis, siis ilmselgelt siia keegi investeerima ei tule. Ja kui me võtame viimase 10 aasta energiatarbimist, siis on üsna sarnane, kuigi täna on ta isegi langustrendis. Võrreldes sellega, mis oli, ütleme, 5 aastat tagasi, on meil peaaegu et 1 teravatt-tund vähem, ehk siis üle 10% vähem tarbimist kui 5 aastat tagasi. Ehk siis on absoluutselt põhjendamatu see, et rääkida sellest, et me hakkame nüüd ringkäändusena maksma meretuuleparkide arendajatele raha, kui nüüd juhtub selline asi, ehitatakse see asi valmis, pangad muidugi annavad laenu, kui riik garanteerib, ja kui siis selgub mõne aja pärast, et need firmad lähevad pankrotti, siis on ju tegelikult garantiiks riik, mis siis saab, siis riik saab omanikuks sellel meretuulepargil ja me oleme täpselt sama ports otsas, kus me oleks olnud siis, kui me oleks neid subsideerides teinud nii, nagu te soovisite 1,5 aastat tagasi. Mitte mingit vahet ei ole ju. Oskad sa seda palun kommenteerida? Aitäh. Hea meelega ja ma alustan kohe lõpust, et vahe käendusel ja otsetoetusel ongi hästi lihtne. Käenduse puhul tekib nõue selle sama vara suhtes. Elektri hind tulevikus ei saa olema 0, see saab olema 0-st oluliselt kõrgemal. Ja seetõttu on pikaajaline investeering, kui võtame näiteks tuumajaama, aga sinna samasse kategoorias saab panna pikaajalise suuremahulise salvestuse, saab panna ka meretuulepargi, selle eluiga on palju pikem kui 20 aastat ja selle ajaga ta kindlasti teenib selle raha tagasi. Nii et see ei ole otsetoetus ja seal ongi käendusega kõige suurem vahe. Nüüd see viide Rootsile, et Rootsi on lõpetanud igasugused tugiskeemid, et energiainvesteeringuid tehtakse, ei vasta tõele. Rootsi valitsus sellel suvel leppis kokku, et tuumaenergia investeeringute rahastamiseks
on Rootsi riik valmis ise laenama nendele ettevõtetele, kes tuumaenergia võimsusi hakkavad rajama ja võtab sellega otseriski. Meie näeksime seal pankasid vahepeal ja käendaksime pankadele. Et need Rootsi näited, mis on olnud garantiide lõpetamisest või toetuste lõpetamisest, käivad ennekõike akude kohta, mis on hoopis teine ärisegment. Seal ei ole mitte midagi ühist energia tootmisega välja töötatud stabiilsel tehnoloogial, nagu on tuumaenergia, vesisalvesti või meretuulepark. Nii et selles mõttes on need riskid kindlasti hallatud. Kõige suurem väljakutse seal tegelikult ei ole tingimata võlainvestor. See on küsimus ka, millistel tingimustel on omakapitali investorid valmis sinna tulema. Ja sellepärast käivadki läbirääkimised nii Põhjamaade investeerimispanga, EBRD kui ka Euroopa investeerimispangaga. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus on see, kes meetme väljatöötamist eest veab. Nendega koos siis ministeeriumitest toetame seda ka. Ja selles vaates viimase siis kommentaarina, et kui meil viimase 10 aasta jooksul pole energiatarbimine kasvanud, vaid pigem on paremal juhul jäänud samaks või vähenenud, see ei tähenda mitte midagi sellest, mis juhtub järgmisel 10 aastal. Sest esiteks on osa tarbimisest liikunud väljaspoole võrku, ehk et ettevõtetel või inimestel on oma tootmine, mida nad varem oleks läbi võrgu ostnud, nüüd tarbivad koha pealt. Teiseks, viimase 10 aasta jooksul ei ole toimunud majanduse elektrifitseerimist, mis praegu on käimas nii Eestis kui igal pool mujal maailmas. Ja kui Eestisse peaks tulema andmekeskusi, mis ka tuleviku majanduse ja konkurentsivõime koha pealt on olulised, siis see kõik tõstab tarbimist. Lihtsalt probleem praegu on selles, et pangad on mugavad, riskikartlikud ja tuleb leida viis, kuidas nad saab tagasi turule ja investeeringuid rahastama. Aitäh! Aitäh! Ja kuna keegi teine ei ole lisaküsimuseks soovi avaldanud, siis Mart Maastik, te saate ka võimaluse esitada lisaküsimuse. Palun! Suur tänu! Aitäh, austatud minister! On teada, et juhitavat energiat on meil samuti vaja nagu juhitamatut energiat. Ja see proportsioon üldiselt on teada ka, et see on selline kolmandik umbes peaks olema juhitavat energiat, 2/3 juhitamatut. Kogu see taastuvenergia tootmine, eks tuulepargid ja päikesejaamad, need on kõik juhitamatu energia. Jah, kuigi akusalvestitega saab midagi siin tänapäeval ära teha, neid on siiski suhteliselt vähe. Siis praegu ENMAK-i järgi peaks olema 2030 juba meil juhitavat energiat üle 80%, 90% tänasest tarbimisest. Ja isegi kui arvestada seda, et meil on mingisugune energiatarbimise kasv, siis ei ole meil teoreetiliseltki mõtet teha ülikalleid siis investeeringuid meretuuleparkidesse, et iga hinna eest saada endale energiat juurde. Ma ikka tahan ühte ainsat põhjendust saada, et kui on teada, et meretuulepargi ehitus on 3 korda kallim kui maismaatuulepargi ehitus, siis kust tuleb siit selline veendumus, et seda on vaja subsideerida või seda on vaja käendada? Aitäh! Ja aitäh, hea küsija. Mulle tundub, et te kuidagi olete hästi kinni selles meretuulepargis. Meretuulepark on üks võimalus, mille suhtes see käendus võiks kehtida. Igal juhul sõltumata sellest, kas see on meretuulepark, tuumajaam või pikaajaline salvesti, iga projekti jaoks, kuna need mahud on nii suured, tuleb saada eraldi riigiabiluba. Täpselt sama on Rootsis. Rootsi skeem on täpselt identne, mõne erisusega, et Rootsi riik laenab ise nendele arendajatele, et meie puhul käenduse rakendamisel ei oleks mingit otselaenamist, vaid oleks selle siis pangalaenu käendus. Nüüd energiamajanduse arengukavas on ka väga selgelt öeldud, et taastuvenergia osakaal optimaalsena on kuskil 70-80% kogu tootmisest või tarbimisest. Ja täpselt seda me sihime. Seal ei ole mitte mingit muud sihttaset. Sinna juurde salvestus on, ma arvan, väga hea näide, et praegu akusid tuleb turule või siis nagu majandusse päris hoogsalt.
järgmise aasta lõpu seisuga või järgmise aasta lõpuks võiks olla 150 megavatti, 27 aasta lõpuks 350, 28 juba 500 megavatti. Et see kõik, see turg areneb ja see aitab ka hindu stabiliseerida. Nüüd lisaks siis akudele, ma mainisin eelnevas küsimuses ka, või vastuses, on olemas ka Eleringi hange juhitavate võimsuste rajamiseks kiiresti reageerivatel, ehk samad gaasielektrijaamad ja seal on ka 2 siis arendajat, kes teevad akusalvesti. Nii et keegi ei räägi sellest, et me ehitame elektrisüsteemi, mis põhineb ainult taastuvenergial ja kus ei ole salvestust või ei ole juhitavaid võimsusi. Ja kui me saame uued juhitavad võimsused kasutusse, siis saab ka pensionile saata vanad põlevkivikatlad. Ja viimase siis kommentaarina, et miks tuumajaama on ikkagi kasulik omada energiaportfellis, on hästi lihtne põhjus, et tuumajaam annab selle baaskoormuse. See, mida igal juhul tarbitakse ja mille puhul on siis tagatud ka stabiilne ja konkurentsivõimelise lõpphinnaga energia. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees ja peaminister Kristen Michal. Mul on hea meel, et meie naaberriik Läti käivitas meie regioonis debatti Istanbuli konventsiooni mõttekuse või siis mõttetuse üle ja selle üle, kas iseseisev riik peaks ikka olema selle konventsiooni liige. No teie olete väljendanud, et Eesti peaks jääma Istanbuli konventsiooni osalisriigiks, samaks me näeme, et vägivalla statistika ei ole vähenenud, ohvreid ei ole kaitstud paremini ning süsteem on endiselt ülekoormatud. Ja Istanbuli konventsioon ei ole kaitsnud Eestis ühtegi naist, see ei kaitsnud seda naist, kelle mees pärast pussitamisest kohtu poolt vabastati, ei kaitsnud hooldekodude naisi, keda sari vägistati ja ei kaitse tänaseid ohvreid, kelle puhul politsei ütleb, et meil pole ressursse. Miks peaks siis Eesti jääma lepingusse, mis ei ole reaalselt midagi parandanud, vaid toimib mingisuguse sümbolina? No Istanbuli konventsiooni kasutavad teatavasti ametnikud ja poliitikud lihtsalt kattevarjunad rääkida, koolitada, korraldada seminare, aga tegelikkuses mitte midagi muuta. Ja me näeme, et konventsioon on muutunud rohkem ideoloogiliseks tööriistaks kui praktiliseks abivahendiks. Ja sellele viidates saavad need, kes peavad näitama maailmale, et me hoolime naistest, me tegelikult näeme, et keskendutakse ainult mingitele projektidele ja teadlikkuse tõstmisele, mitte reaalsele ohvrite abile. Ja ka reaalsest elust naiste varjupaigad on viimasel hoopis rahast ilma jäänud, kuid just nemad teevad kõige rängemat tööd reaalselt vägivalla all kannatavate naiste ja laste aitamisel. Ja täiesti arusaamatu on, et miks kulutatakse raha konventsiooniga seotud bürokraatiale, aga samal ajal jäävad varjupaigad ja tugiteenused rahata. MTÜ-d, naiste varjupaigad tegutsevad annetuste abil, psühholoogia tugiisikuid ei ole, neid ei jätku, aga ikkagi poliitikud lihtsalt räägivad, teevad suuri sõnu. Mina arvan, et Eesti naised vajavad tõepoolest rohkem psühholoogia tugiisikuid ja selle asemel, et viiakse läbi selle Istanbuli konventsiooni sildi all ideoloogilist sõda, kuidas defineerida sugu, mitte seda, kuidas päästa reaalseid ohvreid vägivallast. Ja äkki hoopis selle asemel, et sellest ideoloogilisest konventsioonist kramplikult kinni hoida, tuleks kaaluda uuest rahvusliku strateegia loomist, mis keskenduks praktilistele meetmetele, varjupaikade rahastusele, psühholoogide ja tugiisikute lisamisele ning kohtusüsteemi reformile. Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun! Jah, aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea küsija, et ma ei ole teiega jälle kuidagi päri, et ma ütleks nii, et ettekujutus, et põhimõtteline hoiak, et ühiskond astub tervikuna alati nõrgema poole kaitsele, on vale. Mulle ei ole see vastuvõetav, see teie positsioon. Mina arvan, et nõrgema poole kaitsele asumine on põhimõtteline küsimus ja nii peabki olema. Seda teevad tugevamad ja alati ja nii peab olema.
Ja Istanbuli konventsioon oma olemuselt on konventsioon, mis kirjeldab ühiskonna hoiakuid ja osutab ka praktilistele sammudele lähisuhtevägivallas, perevägivallas, paljudes küsimustes. Ja naiste laste õigused, väärikus on põhimõtteline väärtus. Oluline, mulle tundub, et selline EKRE hoiak on justkui veidi nagu läheks nõukogude aega tagasi, kus vägivald oli perekonnasisene küsimus. See ei ole. Ühiskondlik üldine konsensus peab olema, et see ei ole kellegi eraasi ja see ei ole selline asi, mida saab kinni mätsida, et kõigil on õigus elada vägivalla vabas keskkonnas. Perevägivald, lähisuhtevägivald, sõltuvussuhtes olev vägivald, see kõik rikub ohvri õigust turvalisusele, tervisele, väärikusele. Kui seda sama konventsiooni vaadata, millega teie ja ilmselt teie mõttekaaslased erinevates riikides on otsustanud võidelda, siis selle eesmärgiks on ju kaitsta naisi vägivalla kõikide vormide eest. Ennetada naiste vastast vägivalda ja perevägivalda. Võtta sellest vastutusele likvideerides. Aidata kaasa naiste diskrimineerimise kõikide vormide likvideerimisele ja edendada naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust. Töötada välja selleks raamistik, poliitika ja meetmed, väga palju erinevaid samme, toetada ja abistada organisatsioone, õiguskaitseorganid, et nad teeksid selleks koostööd ja võtaks omaks tervikliku lähenemise naistevastasele vägivallale. Ma ei saa aru, miks te tahate tagasi pöörduda sellesse aega, kus ütleme, et okupatsioonivõimude hoiak oli, et naisepeks on kodune sündmus. Et see ei ole nii. Ja ma ütlen nii, et Eesti on turvaline, selliseks ta peab jääma ja hoiak peab olema ikkagi põhimõtteline. Vägivald ei ole kellegi eraasi, inimestel on õigus elada vägivalla vabas keskkonnas ja ühiskond asub alati nõrgema poole kaitsel. Aitäh! Aitäh! Ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ma olen suures osas teiega nõus, aga selles osas ma ei ole nõus, et te panete minu pähe jälle mingisuguseid mõtteid või ideid, ka minu küsimuses neid absoluutselt ei olnud. See tegelikult pigem alavääristab teid kui vastajaid. Mina ka tahaks, et ühiskond asuks nõrgema poolele ja meil on tegelikult olemas Eestis kõik seadused, et me võiksime seda teha. Küsimus ei ole, ma just räägin, et meil ei ole ressurssi, naiste varjupaikad ei saa ressurssi. Ma ei tea, kuhu Eesti riigis raha läheb, te teate paremini. Aga minul on küll ikkagi hea meel, et avalik diskussioon selle Istanbuli konventsiooni just nimelt tegelikust olemusest ja sisust on käima läinud. Naisi diskrimineerib pigem see, mida Istanbuli konventsioon lubab, et mees võib öelda, et ta on naine ja siseneda siis naiste duširuumi. Ja mul on hea meel, et selle konventsiooni variserlikkus ja sisutühjus selles osas, mis puudutab naiste ja laste kaitset vägivalla eest, on ilmsiks saanud. Ja ma olen tegelikult isegi tänulik, et terve liberaalne front on nüüd viskunud rünnakule ja on andnud meile, kasutades ja kaagutades see liberaalne front oma õõnsaid jutupunkte, annabki meile võimaluse päriselt asjadest rääkida. Aga võtame need samad välismaised näited ka, kus siis Istanbuli konventsioon kehtib nendes riikides, kuidas kõik Istanbuli konventsiooniga seotu on juba väändunud inetuks grimassiks, kuidas Istanbuli konventsioon, mis tegelikkuses kohustab kõiki riike vastu võtma immigrante riikides, kus vägivald naiste vastu on igapäevane. Selle sama Istanbuli konventsiooni valguses me näeme meie lähiriikides, kuidas põlisrahva naiste ja tüdrukute vägistamine on igapäevane ja jõhkrad vägivallateod, nende arv aina suureneb. Ja see kõik viiteajaga saabub ka siia, just sellepärast tuleb sellest konventsioonist püüda kuidagi lahti saada, sest see piirab meie iseseisvat otsustusõigust nii naiste kaitsel, päriselt naiste kaitsel, kui ka immigratsiooniotsustes ja kui ka püüdes kaitsta omaenda siis naisi, lapsi, perekondi kõigi nende sooideoloogiate väärastuste eest. Aga jah, mis ma teile ikka soovitan, et eks võidelge edasi selle Pervo konventsiooni eest, siis seda rohkem saab avalikustada ka selle tõelist palet. Aitäh! Siin oli jälle üsna sellist mitu laetud mõtet, et ma ütleks niimoodi, et kui ma vaatan ka seda varjupaikade rahastust, mida te väitsite, et väheneb, siis võrreldes teieaegse valitsusega on ta veidi isegi siiski kasvanud. Aga aastate vältel on ta sisuliselt samas suurusjärgus, nii et veidi on kasvanud.
Nüüd, et ei ole vähenenud, mida te esitasite väite, nii et selle vale väite ma korrigeeriks vähemalt minul oleva informatsiooni põhjal. Teiseks, no võt, ma ei saa hästi aru sellest teie kontseptsioonist, et mis see siis see teie kontseptsioon on, et te ütlete, et te soovite või ma ei tea, mida te siis soovite, et vägivalla eest kaitstakse ilma vägivalla eest kaitsmata või et me ei sea seda kuidagi prioriteediks. Et ma siiski meenutan, justiitsministrina ma tegelesin sama teemaga. Meenutan ka näiteks justiits- ja siseministeeriumi kohtumist, kus erinevad asutused omavahel kohtuvad, iga poole aasta tagant arutatakse läbi, mida teha paremini, kuidas kuritegevusega võidelda, millised on prioriteedid. Seal prioriteetide hulgas on ka näiteks alaealistega seotud alaealiste vastu nende poolt toime pandud kuritegevus. Ja kui vaadata erinevaid vägivalla näitajaid, siis lähisuhtevägivald, perevägivald, kõik, mis puudutab ka alaealisi, kui keegi on vägivallast puudutatud, siis tihtipeale on ka korrelatsiooni ka tulevikus vägivalla ohvriks või vägivallatsejaks sattumisele. Et üks ei tähenda tingimata teist, aga kahjuks varasemates uuringutes sellist korrelatsiooni on ja seetõttu tuleb ka vägivald võimalikult varases etapis läbi lõigata, et seda märgata, sellega tegeleda ja luua vägivalla vaba keskkond. Nii et seetõttu jah, ma kuidagi ei saa olla nõus teiega, ma jään kindlasti eriarvamusele ja ma ei saa aru ka sellest nagu mõttest, et ühiskond siiski tervikuna peab võtma selle hoiaku ja mul on hea meel, et Eesti on võtnud selle. Ma mäletan ka aega, kui me kriminaalpoliitiliselt leppisime prokuratuuriga kokku printsiibi, et perevägivald ei ole enam selline peresisene asi, nagu see teie kontseptsioon tundub olevat. Et see on ikkagi asi, millega tegeleb terve ühiskond, selles võetakse hoiak, neid menetlusi ei lõpetata kergelt, neid võetakse tõsiselt. Ka politsei erinevad asutused on läbinud koolitusi, kus nad teavad, kuidas paremini tegeleda ohvriga, kuidas vältida seda ja ka politseil, nagu Egert Berissev on ju öelnud, on ka hulk erinevaid ettepanekuid, mis on läbi Justiitsministeeriumi seadusandluse tulnud, muuhulgas ka näiteks need samad sammud, kuidas ohvreid rohkem kaitsta, kuidas hoida võimalikult vägivallatsejad pikemalt eemal, nii edasi. Kõike seda tuleb tõsiselt võtta ja seetõttu ma üritan teile vist ratsionaalselt põhjendada midagi, mida te tegelikult vist vastu võtta ei taha, sest te samal ajal räägite hoopis mingit muud juttu. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Te vist nähtavasti ei ole üldse jälginud seda arutelu. Loomulikult oleme me kõik naistevastase vägivalla vastu, aga kui seda Istanbuli konventsiooni lugeda, siis mille vastu meie seal oleme? Me oleme vastu selle uusmarksistliku ideoloogia vastu, kus öeldakse, et sugupool on sotsiaalselt konstrueeritud roll, siis tekibki selline küsimus, et kes see naine on, kas see ikkagi on naine, keda me nagu kõik ühtemoodi aru saame või olete hoopis, mina arvan, et naine olen mina, aga teie võib-olla arvate, et hoopis naine olete teie, sest naine on sotsiaalselt konstrueeritud ja sealt meil lähebki asi lappama, me ei tea, keda me siis lõpuks kaitseme, me peame selle Istanbuli konventsiooni järgi välja juurima stereotüüpsed rollid, ehk siis me peame välja juurima ema rolli ja isa rolli, aga just emad ja isad ongi ju need, kes loovad ühiskonna vundamendi ja tegelikult see Istanbuli konventsioon ju nõuab, et neid mitte stereotüüpseid rolle hakatakse ka nii-öelda propageerima koolides, et koolides räägitakse ka sotsiaalsetest sugudest. Minu põhikooli laps juba õpib koolis 20 erinevat sotsiaalset sugu. Et miks te nagu ei taha näha selles Istanbuli konventsioonis seda ideoloogilist poolt, mis sinna on vahele surutud ja mis on meie kultuuri jaoks võõras? Aitäh! Aitäh, hea küsija, et ma ei tea, miks te sellist nagu, ütleme, et minu hinnangul otsitud konstruktsioone teete, et kuidagi vähendada vägivalla kuritegevusega tegelemise tähtsust. Ma tõesti ei saa aru.
Ja kui ma vaatan numbreid, siis Eestis moodustavad vägivallakuriteod 12% kõikidest kuritegudest. Neist omakorda 48% ehk pea pooled on perevägivallakuriteod, kust 78% ehk peaaegu 80% ohvritest on naised ja tüdrukud. Kokku registreeriti Eestis 2024. aastal 3373 perevägivallakuritegu. Lisaks registreeriti Eestil aastas 2024 746 seksuaalkuritegu, kus ligi 90% kannatanutest on naised ja tüdrukud. Ja selle ärahoidmiseks on iga samm vajalik. Et teie jutt sellest, et Istanbuli konventsioon on midagi illusoorset, sobimatut, nii edasi. Need on reaalsed kuriteod, seal on reaalsed ohvrid. Ja kui vaadata nüüd Istanbuli konventsiooni, siis see on tõstnud kindlasti meie teadlikkust vägivalla eri vormidest. Perevägivald ei ole perekonna siseasi ja ükski leppe ei muuda, aga põhimõtteline hoiak on väga oluline. Selle konventsiooni mõjul on tulnud Eestis ka uued süüteokoosseisud. Seksuaalne ahistamine, ahistav jälitamine, loodud haiglate juurde 5 seksuaalvägivalla kriisiabikeskust. Ja veel väga palju muid asju on muudetud. Lastekaitseseadust, ohvriabiseadust, karistusseadustikku, et aidata lapsi paremini vägivalla eest kaitsta. Ja alates 2015 aastast on karistust raskendav asjaolu, et süütegu pannakse toime alaealise või toimepanija lähedase isiku, abikaasa, elukaaslasega endise partneri suhtes. 2023. aastal jõustus uus ohvriabiseadus, kus laiendati abivõimalusi ja nii edasi. Ja selle aasta suvel valmis siis väljatöötamiskavatsus, mis näeb ette karmimaid karistusi väärkohtlemise korral ja vaimse vägivalla kriminaliseerimist. Nii et selle alusel on eelnõu koostamisel. Kõike seda, juhti, kõike seda suunda, seesama konventsioon ka kannab. Ja kõiki neid numbreid, mida ma teile ette lugesin, mis puutub siia teie need sugude konstruktsioonid. Ma ei saa aru, kuidas see konservatiivne maailm on kogu aeg alati seotud sellega, et sugu on konstruktsioon. Eestis 80% perevägivalla kuritegudest on naised ja tüdrukud. Seksuaalkuritegudest 90% on naised ja tüdrukud. Ja teil on konstruktsioonid. Te naeruväärисtate perevägivalda. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! Sellega me lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi 8. küsimuse juurde. Ka 8. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on valitsuse otsused ja usaldus. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh, austatud peaminister. Täna siin juba ühe kolleegi poolt siin saalis kõlas sarnane teema, et inimeste toimetulek on halvenenud ja on suurenenud vaesuses elavate inimeste arv. Et nimelt on nüüd uus statistika näidanud, et meil on 22,7% Eesti elanikkonnast kas suhtelises või absoluutses vaesuses. Et põhimõtteliselt peaaegu iga 4. inimene pidi tegelema selle murega igapäevaselt, isegi kui avalikkuse tähelepanu oli mujal. Ja me näeme, et see vaesus kasvab just eelkõige üksikvanemate seas, aga muidugi ka eakate seas. Ja mida eraldi tuuakse välja, ja seda toob ka Statistikaamet välja, et just hüppeline hinnatõus on see, mis on toonud kaasa absoluutse vaesuse kasvu meie riigis. Ja sellel aastal ju tõusis veel käibemaks, mis tähendab, et hinnad on veel kasvanud. See omakorda tähendab, et kui nüüd tuleb uus statistika, mis juba käsitleb seda aastat, see tähendab, et suure tõenäosusega meil veel rohkem inimesi langeb vaesusse. Ja mina olen enam kui kindel, et seda me ka järgmisel aastal näeme selles uues statistikas. Ja mul on selline, mõtlen, et päris lihtne küsimus, et kas te täna olete valmis tunnistama, et see inimeste toimetuleku vähenemine, absoluutses vaesuses elavate inimeste kasv on tingitud Reformierakonna valitsuse majanduspoliitikast, mida on siis viljeletud viimased 3 aastat ning et on viimane aeg ka hakata midagi muutma. Aitäh! Aitäh! Siin on nüüd mitu asja, et te vist liitsite täitsa meelevaldselt numbreid, aga kohe kui öelda, et sellist Reformierakonna või EKREIKE aega, mis teile südamelähedasem on, siis
Suhteline vaesus, kui vaesus ühest poolest rääkida, ehk selline ilmajäetus, ebavõrdsus, see on viimase 12 aasta kõige madalam. Ja seda langust on vähendanud vanemaealiste olukorra selge paranemine. See on oluliselt madalam kui tänaseks isamaalaseks saanud, tollel ajal siiski Keskerakond on olnud Jüri Ratase ja teile südamelähedase EKREIKE valitsuse ajal, nii et see on positiivne uudis. Negatiivne või kurb uudis või halb uudis on ikkagi see, et absoluutne vaesus on kasvanud. Sellega tuleb tegeleda, siin me ilmselt eriarvamusel ei ole. Selleks, nagu öeldud, on ka toimetuleku toetuse tõus, nagu ma Helmen Kütile ka juba kirjeldasin. Seda me oleme mitu korda debatti Helmen Kütiga pidanud, on sellepärast südant valutanud ja see on tõsi. Toimetuleku toetus tõuseb. Ja seesama toimetuleku toetus ongi seesama turvavõrk inimestele ja peredele, kui sissetulekud ei kata neid samu esmavajadusi. Nüüd, mis puudutab majanduspoliitika ja vaesuse nii-öelda vahekorda, siis ma ütleks nii, et viimased 2 aastat on olnud Eesti majanduses ikkagi suhteliselt keerulised ajad. Eesti majandus on kahanemises olnud, nüüd oleme kasvu alguses või taastumise alguses. Sellel aastal majanduskasv on seal protsendikandis umbes veidi siia sinna poole. Järgnevatel aastatel kommertspankade prognoosid on umbes 2,5, veidi üle selle keskpangal 3% kanti, mis võrreldes sellega, kust me oleme läbi tulnud rasketest aegadest, on väga suur muutus. Nii et kui te tahate Reformierakonna arvele midagi panna, siis pange kas üks või teine, aga pange nad koos või ärge pange kumbagi. Nii et ma loodan, et järgmine aasta, kui me siin arutame neid asju parlamendi ees, siis majanduskasv, nagu ka inimestele rohkem kätte jääv raha, on siis see, mida me siin saame meenutada. Ja mul on väga hea meel, ja ma pean seda lausa põhimõtteliseks võiduks, et me saame ühe küüru silgeks triikida, ehk likvideerida siis Keskerakonna, aga ka sotside ja Isamaa ühisloomingu selle sama maksuküüru 1. jaanuarist. Sinna on õigupoolest jäänud ainult loetud nädalad, peaaegu 1,5 kuud ja maksuküür kaob. Mis tähendab seda, et keskmise palga teenija saab aastas umbes 1800 eurot juurde raha ehk 13. palga. Inimeste sissetulekud oluliselt tõuseb ka tarbijate kindlustunne, võimalus oma tulevikku investeerida ja kindlustada. Ja majanduskasv kindlasti aitab kaasa kõigi paremale toimetulekule. Aitäh! Suur tänu. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, aitäh, austatud peaminister, et kahju on ikkagi sellest, et te ei soovi ikkagi tunnistada seda, et see hüppeline hinnatõus ja see, et see on tegelikult mõjutanud ka inimeste toimetulekut ja seda kahjuks alemas suunas on ikkagi Reformierakonna valitsuse töö tulemus. Et seda võiks ikkagi tunnistada. Ja nüüd muidugi see maksuküüru küsimus, et millest te alati räägite, see ei aita neid inimesi, kes elab absoluutses vaesuses või kes elab suhtelises vaesuses, kellel on väiksem sissetulek. Et see aitab eelkõige neid, kelle sissetulek on suurem. Ja täna on meil riigieelarve teine lugemine Riigikogus. Samal ajal on selle valitsuse, selle koalitsiooni usaldus rekordmadal. Et teie koalitsioonipartneri toetus on 1%, viimase nädala lõikes isegi alla selle. See tähendab, et selle valitsuse tehtavatel otsustel, ka sellele eelarvele, mille te esitasite Riigikogule, sellele ei ole rahva toetust ega ei ole inimeste heakskiitu. Ja samale mitte ühtegi opositsiooni ettepanekut ei ole toetanud. Et eelarvele ega üleüldse mingitele muudele küsimustele, ka näiteks rahvaalgatus toiduainete käibemaksu langetamiseks, mida saaks tegelikult teha sellesama maksuküüru kaotamise asemel. See sai 100 000 allkirja, sellele on rahva toetus. Oli näiteks ka rahanduskomisjonis arutlusel, aga nagu alati, et mitte mingit otsust ei tehtud. Et ju siis valitsus ei soovi, et oleksid negatiivsed uudised praegu eelarve menetluse ajal. Et soovitakse neid asju edasi lükata, aga me teame, et lõpuks kogu küsimus jääb sahtlisse. Ja samuti väga lihtne küsimus, kuidas te näete, et niivõrd madala usaldustoetusega
nagu praegu valitsusel on, te saate jätkata? Aitäh, hea küsija. Valitsuse usalduse kohta tulid täna täpselt uued andmed, mis kindlasti rõõmustavad teid nagu mindki. Et ma tean, et te hoiate valitsusele pöialt. Seesama Norstati uudis, mis kirjeldab ka valitsuse nii-öelda usaldusväärsust, valitsuse tegevuse kiidab heaks või pigem heaks. Novembris viimane number oli 27%, ehk siis, ma ei tea, hästi suures plaanis iga kolmas inimene, ja 66% pigem ei kiida. Peaministri töö kiidab heaks iga viies ehk 21% ja pigem ei kiida heaks 61%. Ja kui nüüd vaadata seda trendi, siis vahepeal on see langenud, nüüd viimased 3 kuud jah, vist on tõusus. Nii et valitsuse usaldusväärsuse numbrid on pigem viimased 3 kuud, nüüd vähemalt nii palju, kui ma suudan siit kiiresti vaadata, õrnalt positiivselt tõusus. Kui te soovite seda viia erakonna poliitikale, siis erakondade populaarsus on hoopis midagi muud kui institutsiooni usaldusväärsus. Seda, et te küsisite valitsuse kohta. Nüüd siiski mulle ka jäi kõrvu see, et te rääkisite, et mida on ühiskonnas tehtud selleks, et inimestel oleks lihtsam hakkama saada. Ma siiski mõned asjad ka mainin. Esiteks miinimumpalk, mis aitab väiksema sissetulekuga inimesi, on kasvanud päris korralikus tempos. 23. aastal kasvas 10,9%, 24. aastal kasvas 13%, 25. aastal tõusis miinimumpalk, alampalk 8%. Keskmine vanaduspension 23. aastal kasvas 17,6%, 24. aastal 10,6%, 25. aastal 5,7% ja järgmiseks aastaks prognoositav vanaduspensioni kasv on 5,4%. Kasvanud on 22. aastal kasvas ka üksi elava eaka toetus, toimetuleku piir kasvab nüüd järgmisel aastal, mida ma ka rääkisin, seda me oleme ka siin parlamendis debateerinud. 24. aastal on suurenenud elatisabi 100 eurolt 200 euroni. 23. aastal tõusid vajaduspõhised õppetoetused ja väga palju erinevaid muid asju ja samamoodi vanaduspensioni ealiste tulumaksuvaba miinimum on 776 eurot kuus ja nii see jääb. Nii et lisaks sellele kaob ka maksuküür ehk kõigi tulumaksuvaba osa on 700 eurot kuus, mis nagu öeldud, tähendab keskmise palgaga töötajale seda, et sisuliselt 13. palk aastas jääb talle alles tänu sellele, et me kaotame teie loodud küüraka maksuküüru ehk astmelise tulumaksu. Aitäh! Suur tänu ja kuna keegi teine ei ole lisaküsimuseks soovi avaldanud, siis Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun, teil on võimalus esitada ka lisaküsimus. Jaa, aitäh. See on alati selline valikuline, eks ole, informatsiooni jagamine, aga alati te jätate ikkagi rääkimata sellest, et millised ikkagi negatiivsed otsuseid on tehtud, alustades lasterikaste perede toetuse äravõtmisest ja lõpetades kas või emade ravikindlustuse, koduste emade ravikindlustuse tühistamisest. Aga kuna see küsimus on ikkagi ka usaldusest ja korra puudutasin seda eelmises punktis, siis võib-olla veel selline täpsustav küsimus, et ikkagi teie koalitsioonipartneri reiting on 1%. Viimase nädala reiting on alla 1%. Et kuidas saavad valitsuses olla ministriteks inimesed, teha väga ulatuslikke, väga mõjuvaid otsuseid, kui nende erakonna reiting on alla 1%, mis tähendab, et seal ei ole mitte mingit rahva heakskiitu ja rahva toetust. Samal ajal need otsused, mida täna vastu võetakse, samamoodi need otsused, mis tulevad Eesti 200 ministrite poolt, olgu need vanglarendilepingud, et ka see kasiino hasartmängumaksude alandamine on ka tulnud Eesti 200 poliitikute poolt. Need on need küsimused, need on need eelnõud, mis mõjutavad veel Eesti inimesi võimalik, et aastakümneid, aga rahva heakskiitu nendele pole. 1% on see toetus, isegi väiksem. Et kuidas nüüd see läheb kokku demokraatlike põhimõtetega? Aitäh!
Aitäh, hea küsija. Valitsuserakondade või opositsioonierakondade reiting ei ole ju see, mille alusel demokraatiates otsuseid langetatakse. Langetatakse ikkagi selle alusel, et valitsus teeb täitevvõimuna oma ettepanekud, parlament teeb oma otsused ja täpselt nii see käib. Ega siis riigieelarve, näiteks selleks, et selle otsuse, et kaitsekulutused tõusevad 5%-ni, et me saaksime kõik elada rahus, meie lapsed saaks elada rahus, lapselapsed ka idanaabri kõrval. Selle otsuse me teeme kõik siin koos või otsuse näiteks automaks muuta paremaks, et lastega perede koormust vähendada, kellel on ka selgelt kõige suuremad transpordivajadused. Sellegi otsuse teeb tegelikult parlamendisaal ja ma loodan, et need otsused on laiema kandepinnaga kui üksiti valitsuskoalitsiooni saadikud. Ma lausa julgustaks teidki neid toetama, et ma arvan, et on mõistlikud otsused. Ja ma kuidagi ei eita ega vähenda seda, et me olemegi tulnud läbi keerulise aja. Me olemegi tulnud, aga oluline on see, et me oleme tulnud läbi sellest. Et kui vaadata viimast paari aastat majanduses, vaadata seda, kuidas meil on olnud vaja astuda samme, et sama probleemi lahendada, mille teie erakond ju lõi 2017. aastal ehk headel aegadel pillati ära reservid. Pärast seda kõik valitsused ei ole teinud maksutõuse sellepärast, et peaminister ja rahandusminister hommikul ärkavad, ütlevad, et millise uue maksu me saaks inimestele teha. Vaid sellepärast, et meil on vaja olnud katta kaitsekulutusi, meil on vaja olnud samme astuda, muuhulgas ka näiteks pensionite tõus, kõik muu. Selle jaoks on seda raha vaja olnud. Nii et seetõttu jah, ma ütleks nii, et pigem te peaksite küsima oma erakonnas, kuidas läks nii, et te headel aegadel elasite raha maha, mida on järgnevad valitsused pidanud lappima. Aga sellest hoolimata, kui te seda ei küsi, ei leia vastust, me saame sellega, ma arvan, riigi rahvana hakkama. Me oleme tulnud raskest ajast läbi. Sellel aastal on majandus juba taastuma hakanud. Järgmisel aastal on majanduspilt kindlasti oluliselt parem ja inimestele jääb rohkem raha kätte ja see aitab inimesi. Ja see ei vähenda kuidagi see teadmine seda, et on olnud keerulised ajad. Keerulisi aegu on kõigil, erakondadel, inimestel, riikidel ja rahvastel, ka maailma ajaloos. Sellest tuleb läbi tulla, edasi minna. Mina usun, et Eesti läheb edasi, ma usun, et Eesti inimestel on järgmisel aastal parem. Vaatame, peame seda debatti kevadel või suvel, kas te küsite samu küsimusi. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetan tänase 8. küsimuse käsitlemise. Kui me oleme nüüd nobedad, siis jõuame käsitleda vähemalt ühe küsimuse sellest ka 9. küsimusest, mille Riigikogu liige Evelin Poolamets esitab peaminister Kristen Michalile ja teemaks on väärtused. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea härra peaminister. Pühapäeval tähistasime isadepäeva. Päeva, mis on mõeldud selleks, et tunnustada ja väärtustada isadust ning mehelikkust kui meie ühiskonna ja perekonna alustalasid. Ometi nägime, kuidas maksumaksja raha eest näidati rahvusringhäälingus mitte isaduse austust, vaid hoopis selle tähenduse ümberpööramist, esitledes homopaari, kes hankisid lapsed surrogaatema abil ja seda siis normaliseeriti kui pereelu ideaali. Ma leian, et see ei ole pelgalt televisiooni toimetuslik otsus, vaid laiem väärtuste küsimus, milliseid perekonna ja ka laste käsitlusi riik ise edendab ja maksab kinni. Kas valitsuse seisukoht on tõesti, et isaduse ja emaduse tähendust võib vabalt ümber defineerida, kuni kaob bioloogiline ja moraalne side lapse ja tema vanemate vahel? Kuidas te õigustate seda tegevust, mis lõhub ühiskonda ja solvab neid peresid, kelle elu keskmes on tõeline isadus ja emadus? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Ma saan aru, et teil on siin küsimuses mitu sellist nüanssi, et esiteks rahvusringhääling, ma näen, Martin Helme juba loogutab, ma olen lugenud tema programmilist seisukohta ja ma tean, et EKRE on asunud vankumatutele sellisele seisukohale, et rahvusringhääling tuleb mitte ainult erastada, vaid ka laiali saata. Meie, hoolimata sellest, et
et Rahvusringhääling, kelle esindaja ka siin saalis viibib, hakkab kohe uudist tegema, on valdavalt kriitiline valitsuse suhtes. Arvame, et meediavabadus, mis Eestis on väga kõrge, me oleme maailmas teisel kohal, peab olema tagatud ja peab olema õigus kritiseerida valitsust, arvata ühte, teist ja kolmandat, leida alati üles Urmas Reinsalu, kellel on millegi kohta arvamus ja kõik see muu. Meediavabadus peab olema tagatud ja see on oluline. Seda esiteks. Teiseks, mina olen liberaal ja mina arvan, et lastel elada peredes, kus on armastus, kus neid hoitakse, ongi kõige parem. Ma ei ole seda konkreetset saadet näinud, aga ma austan seda, et inimestel on endal võimalik valida, keda nad armastavad. Ja mind alati hämmastab see, kuidas konservatiivide jaoks kogu maailma määratlemine käib selle kaudu, kes keda armastab, kes kellega koos on. Ma kutsuks teid üles sallivusele. Ma arvan, maailm saab parem. Aitäh! Suur tänu ja kuna meil on küsimuseks ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis rohkemateks küsimusteks meil aega ei ole, aga ma tänan kõiki. Ei, head kolleegid, me ei jõua lihtsalt, kui küsimuseks on 2 minutit ja vastuseks on aega 3 minutit, meil ei ole aega. Aga ma tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja tänan kõiki Riigikogu liikmeid aktiivse osaluse eest tänases infotunnis ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.